Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Noriga, pohmellipäev, podcast pohmellipäev. Esimene külaline, kes võttis ise jalanõud ära. Nii et tere kuulaja, algas podcast pohmellipäev, korraks, mida ma teen oma eluga. Algas podcast pohmellipäev, Mattias Noriga see oleks võinud enne, saate näha seda nägu ka, sest Mattiase see iseendas pettumise nägu on väga veenev. Igatahes stuudios on järgmine külaline, sest enne Olle Muldau, tere. Tere! Siis jõudsid kohale kuskilt kaugelt, siis vaatad, türa ma sain selle päeva. On sul üldse nagu, ma saan aru, et sul on siis ka nagu üli häid pohmellipäev? Ei, täna ei ole pohmelli õnneks üldse. Täna mul käisin jõuksis ja kuradi sõin. Jõuksis? Tegin kodus ise süüa ja nagu, ei no et... See oleks veits nagu sa juba nagu mängiks kedagi. Ja, muidu ma ei tee ju kasulikku asja. Mulle meeldib see, et mulle meeldib, kui tuleb külaline, kellega on ühine mingi ajalugu ka. Ja siis on nagu kohe lihtsam nagu ei mõtle üle ja põhimõtteliselt siis ongi nagu see, et hei, kuidas siis läheb? See ajalugu on kuidagi väga nagu tinglik, ma mõtlen. Nagu siuke kolleegi... 10 aasta jooksul oleme suhelnud kokku 2 korda. Ühe korra üks film, mida keegi ei näinud. Just. Kas seda saab näha üldse? Ma ei ole kindel, et ma tahan. Kui nad said, seal on see risk, et kui nad said mingi toetuse ETV-lt või ERR-ilt või Kulgalt, siis see peab kuskil Jupiteris olema vist. Neil on see tingimus vist või kuskil. Ma kahtlen, sest seda organiseeris ju Mikk Mägi ise. Keda kõik vihkab. Jah. Minul on ta väga armas. Avalikkusele nii ja on tõesti. Aga et kui ma mõtlen, kuidas Mikk Mägi asju orgunnib, siis ma jätkuvalt alati imestan, kui mingid asjad päriselt lõpuks juhtuvadki. Sest et tema selline loomeprotsess on väga-väga etteennustamatu. Mis on ka vahva? Mikk Mägi siis vanamehe just, jah, ma hakkasin ütlema hästi enesekindlad creator ja siis mul tuli meelde see, et kogu saaga ja siis ma ütlen, kes tegi ka vanameest? Vanamehe hääl. Sellega ei saa pange panna. Ja kui me juba name droppe teeme, siis tere, mina olen Sten Olle. Meil ei praegu see algusest ära. Ma mõtlesin, ma tulen profi juurde. Ma võin rewindida, ma alguses ütlesin hästi lihtsalt tülpinult su nime. Algu. Minge kuulake tagasi. Igatahes sa ütlesid, et meil on 10 aasta jooksul on midagi kokkupuutud olnud, aga tead, mul on kuskil, ma ei leidnud seda fucking mini-TV kassetti üles, aga mul on kuskil veel. Me oleme isegi mingis samas Bäkkaris olnud kuskil, mitte nüüd Tapperis, vaid Rock Cafe's, kus oli kunagi, ma pakun 2005 oli noortebänd või 2004. Nii, kus me jäime teiseks. Te jäite teiseks ja minu vennabänd võitis. Ma tean. Ja siis on sul siiamaani meeled. See on mul väga valus. Me hakkame kohe pihta traumadest. Vahva. Millest sa veel ilma oled jäänud? Ja need, kes siis ei tea, et siis mina kunagi olin nu metal bändis Skrivo vend. Jah, väga hea Skrivo. Bändi nimi oli Not ja ma olin ülilahe. Just. Aga tol aastal, ja see oli veel nõnda, et me olime 1 aasta juba käinud noortebändil ja siis me jäime juba teiseks. Ja siis oli nagu see, et kuulge, et nii on, aitab küll ja rohkem pole vaja, siis korraldaja Lunis, Elari Lend, Lunis, et me järgmine aasta läheks uuesti. Elari Lend korraldas seda. Ta on ju ka Rapla tüüp. Ta on ka Kohila kandi. Aga mis see, ühed maakad kõik, aga siis nagu Lunis, et tulge, et sel aastal pole nagu üldse nii hullu konkurentsi, et tulge, et oma kandi mehed teeme ja siis saime Ursulalt pähe. See oli valu. No, kuigi ma pean tunnistama täna, et kindlasti Ursula minu meelest oli parem bänd kui meie toona. Et sellest asi läks õigesse kohta, aga valus oli ikkagi. Kas Notil on alles üldse mingid kuskil? Ta ei ole pannud voog edastusse kuhugi või nagu streamingusse? Veel ei ole. Mul on jah see mingi Google Drive'i folder. Et kui on nagu sellised, oled väga-väga true fan, siis ma võin seda sulle jagada. Ma ei tea, kas sulle Mattias või siis nüüd kuulajale siin. Ma tahaks kuulata küll, sest mul on mingid, tõenäoliselt mul midagi kindlalt meenub kohe mingi lugu, sest näiteks... Ma tean, et kunagi oli, mis see koht oli legendaarne joogiauk seal, oli klubi korter, on ju? Ja seal kõrval oli Protest, just.
et protesti sulgemislaul oli Naughty Girlfriend mõnda aega. Ma tean, et siis nagu seal oli hästi koht, seal oli see koht, see why? See oli hästi selline 16-aastase vaata südamevalu laul oli see. Ja seal ma hästi halvasti ütlen, et seal oli selline nagu täna umbes Nancy ansambel Lainega selline seis, et ta nagu on irooniline, aga kui sa on nii kaua irooniline, siis ta on jälle nagu päriselt lahe. Mingi veider süke mentaalne klikk käis ära meie selle ühe looga, ehk siis nagu kõik Tallinna kõige coolimad joodikud kuulasid korra õhtul meie lugu. Aga ma olin omast arust hästi pikalt väga aasta aega oli mul nii-öelda, mis ma kutsun protestiperioodiks, mis on süke udune aeg. Mis ta on ju, ja siis aga ma vist olin siis, ma ei olnudki nii cool, et ma täitsa lõpuni olin vist. Võib ka muidugi olla, et ma ise nüüd nagu utreerisin mingitest juttudest kokku. See on kindlalt. Ma arvan kindlalt, jätame selle. Ma mõtlen, kuidas need sõnad, look at the face, look at the can, it's over now. Aga see oli ka veel lugu oli sellest, kuidas su tüdruk on nüüd surnud. Ja siis kui ta oli juba surnud olnud ühe salmi ja refräänis, ma ütlesin, Tiine Kagonjo. Naine on surnud. Ja. Kurat, selle me peame veel siia saatesse pärast lingi paneme kuhugi. Jah, kui sa mulle copyright strike ei pane, siis on seda ei saagi panna vist, sa ei saagi vist. Ma ei tea, see lugu tehti nii suvaliselt, et ma ei ole kindel, et kellelgi mingid õigusi sellele on. See ongi rahva oma. Kuulub rahva, ära saada seda drive'i linki, keegi uploadib ise sinna. Jaa, õige, see oleks muidugi ka lahe. Aga oota, kas sellel noortebändi finaali aastal, reetmaks, kui vana mina olen, see olid siis minust kindlasti noorem sel ajal või vaata, mis 86 olen mina sündinud. Mina 87. Okay, ega seal väga vahet ei ole. Et näitame, kui vanad me siis oleme, et 2004 oli see või 2005 või mina olin meil keskkas. Ma pakkan, et 4 või 5, mina olin ka keskel. Aga sellel finaali üritusel peaks Elari Lend, tuleb välja selle korraldaja, minu kursavend BFM-is pikalt oli, ma ei teadnudki, tõenäoliselt oli mulle rääkinud mitu korda seda, aga pidudel oli tema ainukesena kaine ja mina olin kogu aeg täis, et kui ta kuskil sotsiaalsel kogunemisel mulle rääkis seda, et ma olen su venna auhinna üle, siis ma lihtsalt ei mäleta seda. Igatahes, kas seal ei olnud finaalis esinenud see veel üks lege kahjuks väikselt unustatud, aga Trueheadidel mitte kunagi unustatud bänd Recycle Bin või? Ei, nemad olid ikkagi... Ei, ma mõtlen mitte osalejad, aga kas nad ei olnud nagu üllatus esineja seal äkki? Mul on nagu meeles, et ma kuskil neid nägin. See oli küll see aeg, kus Recycle Bin oli nagu maailma kõige parem bänd. Oota, aga te ju kattusid mingid... No me olime õnneks nagu napilt pärast neid, nii et me päriselt ei pidanud nendega konkureerima. Aga teil ei kattunud pillimehed või ma jään sassi praegu? Ei, pillimehi meil ei katkus, me olime ikkagi kolkast ju, meil olid Raplast, keegi Recycle Binist sinna ei tulnud. Mul oli Recycle Biniga lahe lugu, kuidas nad Raplas peksa said. Sinu käest? Minu käest. Ei, Raplas oli veel toona siis väga suur, nagu harjumus oli, meil olid ossid ja karvased siis said osside käest peksa. Mingi aeg oli karvasid rohkem, siis enam ei saanud peksa. Aga Recycle Bin tuli siis Raplasse enne, kui karvasid oli piisavalt palju. Ja siis nad oli, ja oligi nõnda, et oli mingi noorte bändi poolfinaal Rapla meie pubis, kus nad siis esinesid kindlasti väga hästi ja siis pärast üks seik, mis mul näid meeles on see, et see Robert siis, Vaigla, helistas kuskil põõsast ühele mingile Rapla tüübile, et kuule, et ma olen kuskil siin kandis, et äkki te leiate mu üles, et siin ümber ringi nii igal pool ossid. Ja ta ei ole põõsast välja tulla. Karm oli see roki elu tol ajal. Aga kas me oleme kogu aeg mõelnud, kas nüüd on lihtsalt mingi kiht ja mull mul ümber ja tundub nagu selliseid asju ei ole või tegelikult on see skeene kihab ja on konkursid ja riigi toetusega mingid eventid ja... Ei, ma vist bändindusskene enam sellist elu küll ei viljele, mul on tunne. Neid on lihtsalt nii palju vähem. Aga samal ajal ma ei usu, et noorte elu selle võrra vähem põnev on. Et nad hullusi oskavad välja mõelda ka ilma bändi tegemised. See on vaja ühte, sa annaksid pooleks pulbriks teha. Juba rets. Pool Jack Danielsit sisse ja peaaegu seal piiri peal nagu. Ei ole katsetanud, jah. Miks ma seda fucking F-tuuri pean venitama? Ma tean, et Raplas juhtus ka see, et enam ei saanud peksaga sellepärast, et ossid avastasid kanepi. Et kui alguses oli see, et nad vaata kuskil Kuusiku kandis, meil oli 2 võttegruppi, sa said peksa saada kas Alu osside käest või Kuusiku osside käest. Ja siis, kui Kuusiku ossid hakkasid kivi tegema, siis nad enam ei viitsinud ära tulla Kuusikult. Siis tuli see, et mees sa ei tea, kui aeglaselt ma löön.
chillime. Jah, võt, et selle tulekuga eks siis nagu ei oskagi seda teemat lõpetada kuidagi. Tore on, et Raplas enam peksa ei saa. Jesus, oot, aga see on ikka rets aeg, jah. Sellest peaks keegi mingi... No samas, kes praegu tehakse musta pori näkku. Just. Ma arvan, me peame ootama kuskil 15 aastat veel. Et siis ta muutub nagu selliseks müütiliseks maailmaks. Ja keegi sealt gängist peaks mingi eriti retsi tabloidi elu läbi elama, et see nagu rahvast huvitama hakkaks. Robbie Vaigla võiks teha mingit täielikku pasa kokku keerata ja siis ta saab oma memoaari kirjutada ja siis sellest tuleb film 20 aasta pärast. No, aga kogu see, kes meil veel on tollest ajast, kes oleks piisavalt nagu põnev? Sest et Ursulast nagu kõik osutusid enam viisakateks meesteks lõpuks. Lihtsalt järsku öeldi, et me ei viitsi enam. Ja siis nad olid nagu, kõik on üks mingi disainib tooteid ja teine on fotograaf, see ei ole üldse nagu... Üks teeb mingit mullivett ja üks teeb... ja no sellestki jääb väheks. Ja aga see oli veider, see Ursulal ju oli mingi hetkel mingi laulupidu oli või öölaulupidu. Siis järsku nagu küsiti õigusi ja siis esitati differ nagu Kait Kall ja üks piusidest vist. Nagu lauluväljakul. Ja mu vend oli ka seal, ütles, et tal oli nagu, reaalselt pisar väljas. Nagu mingi hetk kuuled kõik terve lauluväljak nagu ma ei kuules. What the fuck? Et nagu oled ise edasi nii pikalt liikunud ja ei mäleta enam üldse, kui suur aga asi see see laul on ikka rahva mütoloogias erinevalt ansambel Noti loomingust. Väga tugevast Drive'is. Drive'is on. Et minu see laul on Drive'is, aga see Ursula on rahva peas. Kas te sellel ajal olite nagu full haterid ka? Tegelikult ei olnud. Seal oli ka see, et me nägime korraks laval lahedad välja, sest et me tegime metalit, vaata. Ja me nagu oskasime mängida pilli, sest meil ei olnud Raplas sittagi muud teha, kui harjutada seda kõike. Aga minul oli ikkagi väga... Ma ei julenud rääkida ei tüdrukutega ega ühegi teise bändiga. Sest ma kartsin, et kohe, kui ma teen suu lahti kuskil väljaspool lava, siis kõik see illusioon murdub. Et ma ei ole tegelikult üldse lahe, ma olen üks maakas, kes on kogemata sinna ära sattunud. Pluss oleks võib-olla oma häälega ära rääkinud. Just, sest seda ma üks päev proovisin, sest mu poeg tahtis kuulda nagu seda, talle nüüd meeldib ka karmi muusika. Ja siis ma proovisin talle tutvustada, et isi oli ka lahe omal ajal. Pean teile tunnistama, et laps ei koti. Aga no ja siis ma proovisin, et kui alguses see salvestus ei töötanud, siis ma proovisin ise seda häält teha. Ja sinna see jäi. Ma seda enam ei tee. Et meil isegi üks ajast küsiti, et kas me nüüd teeks nagu comebacki. Raplas on see Särine festival, kus sinagi ei ole äkki käinud. Tegime mingi väikest seti. Jah, et siis, et seal on kombeks see, et need dinosaurused kaevatakse uuesti laibad üles ja pannakse korra uuesti lavale. Ja siis seda konkreetset laipa ikkagi ei ole mõistlik taas elustada. Aga kas sealt on keegi, kes seal pillimehed olid, miks mul meeles on, et seal, ma ajasingi võib-olla Recycle'i pinniga segamini, ma eeldasin, et seal olid mingid vartsad ja tüübid olid seal ka, aga ei, Stemmiga ajasin siis segama. Stem oli vahepeal, kus kattus vist Recycle'i tüüpidega. Ei, ma jään jälle sassi. See on kogu see Rada 7 maailm seal, millest on väga kahju Rada 7, kui te Ivo või kes te seda ajasite, kuulete meid praegu, palun, taastage, aga see selleks meil oli, ei olnud nagu kattuvusi, meil oli nüüd Erko Laurimaa, kes mängib Smiler siis, et me nagu ühe muusiku saime sealt. Et selles võttes läks hästi. No 2 sina ka. No nüüd, jah, võime nii öelda. Sa oled küll pikalt peidus olnud, aga nüüd sa vaikselt tõused siin oma sooloprojektidega ja võib-olla jälle mul poolik research ja tegelikult oled haigelt palju kogu aeg teinud ja nüüd mulle tundub, et see on mingi nüüd hakkad ka üritama vaikselt. See on see, praegu on mingi uus lahetrend, ma ka töötan helindajana peamiselt stuudios ja siis on mingi lahetrend, et need pereisad, kes toona tegid bändi, natuke enne meie aega ka ja natuke pärast, nad on nüüd lapsed suureks kasvatanud ja neil on nüüd raha. Ja siis mul tuli veel eelmine aasta eriti, sel aastal on ainult üks tulnud, et nad on ajanud selle karja jälle kokku pärast 20 aastat ja siis on otsustanud, et teeme selle plaadi nüüd ära, mis toona jäi tegemata. Et kui nüüd selle aasta alguses oli õhker selline filmisadu Eestis, siis ma pakun, et järgmine aasta on see Dad Rocki ajastu. Tulevadki need bändid nimega umbes, ma ei tea, Hulkur ja Ultramelanhool tasub oodata. Ja Seinatõmmis. Ja miks mitte Stem? Seinatõmmis. Okei, et Recycle Binnis läheme edasi. Tegumi riba. Ja
Mis veel? Midagi veel. Ma hakkasin, mul ei tulnud lihtsalt ühe päris bändi nimi meelde, mille puhul on selgelt näha, et kõik töötavad tegelikult kontoris ja lihtsalt see on mingi nooruse ja mingi asi, et kõik videod on mingi üüber hea kõrge produga ja on või? Aga on tunda, et tüübid on 50 kõik ja Oota, aga miks ma ei tea? See on ju reeglina väga humoorikas vaatamine. Jah, aga mul ei tule praegu pähe. See on mingi H-tähega nagu. Tahtsin öelda nagu haim või hõim või mingi... Pole vaja võib-olla. Äkki mul on vale mälu ka. Ei ole plaagida vaja. 4-50 aastase käes peksa saada. Mis on meil bändi kohta ütlesid, me teeme hingega seda. Ma arvan, et see on raudselt pigem see, et 50 aastase mehed, me olime Mattias Naani saates, kuulu seda. Meil on 20 klikki juures ja siis ei jõuagi ära teenindada seda rahvast. Vat. Aga ühesõnaga, sina oled Rapla poiss, on ju. Ja kogu aeg olnud, on ju, sa ei teinud seda, et sa tegelikult oled mingi Tallinna tüüp ja siis kolisid Raplasse. Ma korra ikkagi olin Tallinnas ka, aga ma ei saanud hakkama ja siis ma tulin ära. Liiga palju linnalärmi või? Ei, nagu ma olen vaata ikkagi semi-ATH, ma tean, et see on väga moehaigus ja kõik, et kas kõik tahavad olla ATH, aga mina ikka vist olen nats päriselt, aga ma olen arstis käinud, mul ei ole nagu piisavalt, et ma need pillid peale saaks. Davai, sa pead feikima siis. Selles suhtes fake, ei, ma olen nagu mul ei ole mingit isegi sümptomaatilist ravi. Ma ükskord proovisin seda küll, mul ühel sõbral oli ja siis ma olin lihtsalt hästi palju süvenenumalt Instagramis. Et seda ei juhtunud, et ma sealt oleks suutnud nagu päriselt. Mind ei saa ravida, mis ongi fine, aga vahet pole. Ja vaat Tallinnas, kui sul on nagu ei suuda hallata füüsilisi esemeid, siis mul oli stuudio Kadriorus, ise elasin uues maailmas, siis kui võtmed jäävad maha, siis järgmised 2 tundi on perses. Et nagu pead kuskilt kerjad seda võtid, sõidad tagasi või siis läpakalaad ja vaata. Ja süksed asjad on mul ikka igapäevased. Ja Raplas on välditavad. Tallinnas on neid võimatu vältida. Raplas on siis nagu sellised võtmehoidjad ja Raplas on uksed lahti. Põhivärk see, et tulge proovige Raplas uksed läbi. Proovime su siis ATH üle praegu. Ma vaatasin, praegu meil on statiivid niimoodi, et sa pead veidi pead kallutama, kas tuubelda minu mikri asetust, minu statiivi asetust, lükka pigem see sein üles. Ma seda välja ei võta, selles mõttes meil on ikkagi... Kas? Ei, me... Kas nüüd ma näen? Ma olen kaamel. Tere suure! Väga hea. Nice, aga see... Ma ei tea, ma tean, see on nagu jälle mingi varsti 40 mees räägib ATH-st, aga mul on küll see... Mis sa arvad, kes su saateid kuulab? Ma ei tea, mul on midagi taustale vaja, ma muidu ei saa vaikuses olla kodus. Eks siis, ei, tšau kõigile. Ja eks mul on ka pannud kuulajad mingit diagnoose siin, sest see, kuidas mul vahepeal... Sul on kindlasti päris mitu tükki. Ma arvan, et see oleks nagu eriti põnev, sellest saaks teha saate ikkagi kuhugi. Et kuskil, ma saan 10 episoodi, saan diagnoosi. Et mis nagu, ma ei tea, kuidas saadet nimetada on ju, et diagnoosime naani. Jumala, tulebki see. No ilmselgelt autist 50%, siis ATH 5,9% ATH juurde. Kuidas sa sihukese kokteiliga üldse elus oled? Alkohol! Maks on nii, et türa jäta mulle midagi. Aga mul ongi see veidi, see jorin tuleb selle kogu asja peale, et kas me siis tahame, et kogu ühiskond olekski, nagu sa ütlesid, et saad veidi rahulikumalt instas olla, et mõni inimene nagu särabki sellega, et on veidi teissugune ja intensiivsem ja kiirem ja multitaskib paremini aga kui me kõigile rohud peale paneme, see nüüd on see vana mehe see sildiga nagu kogu ees mees, on ju, et kui me kõigile rohud peale paneme, siis kõik on niimoodi, et chill on ju. Et kas siis terve ühiskond on ju nii, et keegi ei sära kuskil oma väikse sükse sündroomiga. See on, ma ei tea, kas selle saate raames... Kindel mingi vastus. Kindel vastus, jah. Seisukoht ja vastus, palun. Ega vist, mina viimane asi, mis lugesin, oli Economistis lahe artikkel sel teemal, et ega ta ei olegi haigus, ATH, kui me räägime konkreetselt sellest. Et see on lihtsalt see, kuidas see aju käitub, et see ei pea, me peame seda ravima siis, kui see sind häirib. Mina olen musternäidis sellest, et tegelikult ei koti. Et nagu, kui mu naine sai teada, et see on nii, et ma ei ole siuke nagu munn, kes lihtsalt meelega ei tee kodus ühtegi asja, vaid et ma ei mäleta, mis tegema pidi. Ma ei pane tähele, et pesumasin lõpetas, vaata, ma ei näe. Kohe, kui ma näen, ma teen, aga ma ei näe. Et siis meil nagu kodus saabus hoopis uus kogus rahu. Okay. Ja siis ma sain ka aru, kui mina pean midagi teadma, siis me kirjutame külmkapile ja siis ma teangi. Aga enne seda ma ei tea.
Ma ei saa vestelda sinuga, et kuule, järgmine nädal viitsid helistada, teeme, see on mitte midagi ei tule sellest. Ainult kalenderi, taimerid, stopperid, kõik kohad Memento stiilis kehatäis kirjutatud. Minul on nüüdsest ainukene toimiv lahendus on see, et kui ma näiteks tahan kodust välja, et mingi asi oleks, ma pean panema selle asja nagu ukse ette. Füüsiliselt. Et sa ei saa muud moodi, see ei saa olla nagu ukse kõrval. See ei saa olla nagu trepist. Ei, see peab olema füüsiliselt nii, et ma kas astun peale ja isegi siis õnnestub seda muidugi. Ja see ei tohi olla ka autopagassis, sest siis lihtsalt sõidad sellega sinna. Olen praegu, sõidan, oota juba. Issa, hea näide. Pakun, et praegu mul on 4 triiksärki, mis ma tahtsin panna sinna ära andmise, 4. nädal läheb. Hea, et sa ütlesid praegu, sest mul on hetkel ka pagassis. See on bussijaama juurest kodutee. Ma helistan sulle pärast, kas mul oli meeles. Järgmine nädal helistan sulle. Ikka on. Proovin siin seda. Päris hea särk tegelikult. Miks ma ära tahtsin visata? Aga jah, see mitte mäletamine, sellega tuli meelde, mul oli just elukaaslasega hiljuti väike intensiivne hetk oli see, et midagi me rääkisime, arutasime nagu ja siis jälle minu jaoks täiesti uus info, nagu kuulen esimest korda on ju, sest Kristel ütles, et aga ma ütlesin ju sulle ja siis mul oli mingi muu paanika peas oli olema, siis ma veits nagu nähvasin, et kuidas mul siis ajus nagu ühtegi märki sellest ei ole, nagu et kohe on tema süü pigem, et tema ei öelnud mulle. Et ma ei usu, et ma arvan, et tal on valesti meeles, et ta ütles. Kindlasti valel hetkel ütlesid nii, et ma ei pannud, sa ju nägid, et ma ei pannud. Aga sa pääsesid sellega või? Muidugi ei pääse. Full vabandust, ma tegin 2 tundi vaikust ja siis pärast. Ma ei tea, mis ta on. Aga lihtsalt see, et see mingi lapsik, mingisugune enda nagu vastutuse, ei võta enda peale vastutust nagu, siuke essa reaktsioon mul tuleb see, et nagu tema kindlalt nagu eksib ja siis nagu, kuidas, millest me räägime, mul on 0. Ma just mõtleks, et kui on aastaid oldud siukene jobukak nagu, sina paistad olevat ja mina kindlasti olen, et siis minu nagu superskill on nüüd see, et ma hakkan vabandama kohe ja kõige eest. Okay. Võib-olla ma pean ka siis... Et kohe, kui mingi jama, see esimene asi on see, et sorry, minu viga kindlasti. Ja siis ma pärast hakkan mõtlema, et oota, seekord võib-olla ikkagi ei olnud. Ja siis ootad, et ta vabandus paluks. Aga seda ka ei tule. Ja siis... ja me õpime. Aga jah, ei seda vist. Ma vist korra mõtlen, kas me tuleme tagasi selle juurde, et kogu medikeeritud ühiskond. Seal oli lihtsalt see iva, et tegelikult neid asju on vaja ravida siis, kui sa ise tunned, et sul on seda vaja. Et see päris nõnda ka ei ole. Mina näiteks tean päris mitut, kellele nagu ei meeldi. Nad on saanud selle, mis tegelikult on ju väike kogus amfi. Väike speed. Väike speed. Miks ei peaks? Miks ei peaks iga hommik? Mina tean väga palju neid näiteid, kus inimene tegelikult ei taha. Et see, et ta on olemas ja mõni päev on siuke, et fuck, täiega on vaja ja siis võtad oma seda ravimit ja tegutsed, sest et eriti ATH puhul see on ju sümptomaatiline. Sa ei ravi kunagi ära seda, sest et see ei ole haigus. Jah, just. Ja siis mina nagu selle pärast ei muretse, aga samas ma tea ka sellest teemast. No siis saime hea soundbite'i kätte, et ATH pole haigus, paist enne ole. Jah, doktor Olle on jälle rääkinud, pange palun. Aga keskendumise puhul mulle, kui kellelgi on sama jama, et keskendumise puhul mulle aitas see, et on üks Eesti äpp, mis on põhimõtteliselt time tracker, mingi toggle tracker. Alati, kui ma arvutitöö puhul just, kui ma selle panen nurka tiksuma, siis ma suudan keskenduda, siis ma tean, et just kui tööaeg käib, nagu see oleks sisse klokkinud kuhugi. Päriselt töötab? Jah, et ma nagu see nagu veidi aitab, see ei ole mingi võlu asi, vahel on ikka see, et ma lihtsalt ei pane siis tööle seda, kui ma ei viitsi teha. Või lõpuks vaatad, et sul 2 tundi tiksunud ikkagi nii, et... Aga enamasti see on väikse siukse lisamoti annab, et nüüd on nagu see, et sa teed reaalselt start, paned projektile nime, mis sa teed, klikk ja siis just kui nagu lähed sinna. Ja siis saad selle... Võib-olla siis loeb see autismi pool välja. Sul on nii autisti nägu. Mina võin teha, mul tõenäoliselt on. Ma võin teha. Ja siis ta on... Lahe. Aga ma nüüd mõtlesin seda, et mul enne, kui me salvestasime, mul ei tulnud meelde ära ütle seda bändi nime, mul ei tulnud see bändi nimi meelde. Aga sul oli järgmine bänd, ära seda nime ütle, ma proovin meenutada siin salvestuse ajal, äkki tuleb mingi kuradi, ma ei tea mille kaudu. Igades ma mäletan, et pärast notti, siis oli korraks mingi auk ja siis järsku te tulite mu koolivend Raigo Saaristega. Tegite ühe bändi. Ja selle nimi oli
algus on jah, midagi emmiga mul oli siia tulles, mul meenutasin ja mõtlesingi, et ma proovin äkki mul ei olnud meelik, ma annan sulle lihtsalt selle vihje ära, et ei olnud meelik. Ma prooviks välja sittuda seda. Ma hakkasin ütlema Mantra Gora, aga see oli üks Tallinna bänd, kus ma vahepeal mängisin asenduskitra isegi. Aga nagu proovides ühtegi keikat ei olnud, proovisime. Aga see... Sest kui keikaaeg tuli öelda, et Mattis tead, ei ole vaja seda. Ära saad mulle. Mammuti mehed. Ei. Ansambel Mammut oli küll olemas korra ja seal mängis Vaika Eplik trumme. Ma seda tean. Kas Aiplik oli Rapla või Kohila mees? Tema üldse Raplast veel edasi, natukene hoopis Prügimäe taga, ütleme siis nii. Rapla lähed Prügimäe poole, sõidad Prügimäest veidi edasi ja siis tuleb Vaik. Vaike loojub sinna, kui see Aiplik on. Oota, nii, ja see on üks film on selle nimeline, millest me selle bändi nimega võtsime. Ja see on, ma annan siis vihje ära, et see on, juba oleme väga lähedal. Mis sa just ütlesid? Maleva. Üks täht on nüüd viltu. Aha. Oota, Meil oleks vaja seda liftimussi. Ei tule. Aga jääd Maleva juurde? Jah, Maleva, midagi sükest. Eelviimane täht on Male. Aha, Malena. Malena, jah. Hästi halb bändi nimi, kellelegi jääb meelde ja keegi saanud aru, mis kuradi asi see on. Malena, kurat, see poleks mul tulnud. Jaa, selle bändi asjad on Spotify's olemas, keegi kuult, minge kuulake. Minu meelest oli nii palju, kui ma ei mäleta nagu lugusid konkreetselt, aga ma mäletan, et vibe oli. Kaks head lugu oli, ma pakun. Tollal tundus. Autor ise ütleb. Meil oli 2 head. Ei, ma üks päev olin kodus üksi ja ma ei tea, koristasin ja mul on 2 last, nii et kodus üksi on nagu ikkagi väga haruldane sündmus. Ja siis läks kuidagi nostalgia rääs, ma panin selle plaadi peale, et sealt tõesti 2 head lugu on. Ja ühtegi neist kirjutan mina. Võin ka seda öelda. Aga ma vaatasin, Raigo oli su uues musavideos, ma polnud teda ka pikalt kuskil näinud. Ta on täitsa elus. Ja ta küll näeb välja, nagu ta varsti peaks hääbu. Ta oli minust vanem kursus, oli ta BFM-is režii peal minu meelest. Jaa, oli küll. Midagi me tegime. Ma proovisin samal ajal BFM-i saada ja mina ei saanud. Raigo sai. Sa saatis Elindusse või kuhu? Ei, ma ei saanud kuhugi. Ma läksin, kus ma läksin. Isegi helisse ei saanud. Isegi helisse, ma just läksin siia, siis ma läksingi isegi helisse ei saanud. Koos teiste hälvikutega mikrit hoidma. Ei saanud jah, sest ma tahtsin režissööriks ja jumal tänatud, sest et ma nii palju ka tean, et see on Eesti filmitööstuse kõige vähem tasustatud töö. Jah, seal võid minna niimoodi, seal võib minna, kuidas läheb. Paar aastat teed asja ja siis ühesõnaga, ma tunnen mitut režissööri, neile tundu olevat lihtne elu. Minu oma on palju parem. Just, ja mingi konkurentsi asi ka nagu suhtloin. Ma läksin ka montaaži sellepärast, et tundus liiga palju tahavad režiid teha. Et nagu pigem mingi plaan B, palgatöö, tugev. Ja kuidas sul siis läheb sellega praegu? Sellega see enam ei tegele väga. Kuidagi kokku kuivanud industri. Ei, pigem praegu on see, et ma ei ole väga spetsialiseerunud sellele enam. Kas nüüd on juba see, et kui tulekski see mingi jõhker pakkumine peale, et siis sa juba põeks, et sa ei teeks seda nagu nii hästi ära või? Jaa, ikka. Ma arvan, et ma mingid filmitreilereid teen siiamaani, aga mingi aasta või paar tagasi. See oligi see, mis meil oli pärast seda veidrat mängufilmi, oli see, et sa tegid Vanamehe multika just. Treileri. Jah, Vanamehe. Kuna mina olin seal hästi seotud, siis mul tuli meelde. Just, et see oli jah veider. Väga hea treiler oli. Ma pean kiitma. Mida vaadake. Päris hea, vaadake. Seal mitu nalja oli. Kusjuures seal oli mitu nalja, mida filmis poltki, sest sina olid need kokku lõiganud. Nagu siuke, oli jah, paar hetke. Ma olin impresseeritud, ma mäletan, et kogu režissöörid olid väga mures, et kes see Eestis suudab nüüd teha mingi treileri, mis ei oleks sitaks iga. Sest et nad kipuvad olema. Täna on vist pilt natuke parem, aga ütleme 7 aastat, 6 aastat tagasi. Eesti filmitreilerid olid ikka nagu kurvad.
enamik film oli ka muidugi. Ei, see on pigem nagu siuke, see on monteerija mingi kohustus, see on nagu mingi töö, mida keegi viitsi teha. Aga ja siis lõpuks ongi keegi. Et kui tekib see luksus, et sa saad võtta reaalselt inimese ja see inimene on sellel hetkel motiveeritud tegema hea asja, nagu ma olin. Sa tegid 2 nädalat seda, mäletan. Siis meil oli kõik, nagu mul oli see, et kuule, et me teeme siin nagu mingid imesid selle filmiga, et see üldse valmis saaks. Nüüd mingi tont peab 2 nädalat 1 minutit kokku laksima, et mis kurat. Aga ma mäletan, kui ma teen tavaliselt rohkem, kauem isegi. Jaa, aga kui see tuli, siis ma sain aru, miks. Et see oli nagu, sest et see nägi välja nagu see oleks tehtud tunniga. Aga olles ise nagu ka mingis monteerimise osas helis professionaal, siis siuksed asjad võtabki kõige kauem aega. Just, täpselt. Mis tundub, et nagu keegi polekski montinud. Siuke effortless. Jah. Nii. Aga seal tahad räägin veel, kui lahe sa oled. Ma räägin veel. Ei, mul ongi seal nagu see, et ma võtan ette selle filmi, ma vaatan läbi, siis ma tahangi panna sinna. Ma tahangi panna sinna kokku nagu ikkagi või nagu tänuavaldus montaaži isadele, et nagu kaader pluss kaader nagu võib tähendada ükskõik mida. Esimese traileris, et noh, et ma vahel vaatangi tegelikult, kui nüüd siin karakterist välja tulla. Et ma vahel vaatangi selle nurgalt lihtsalt mingit kohti filmis, kus saaks teha selle fake mingi lõike. Aga teed fake trailerid ka siis või? Et nagu fake emotsiooni või fake stseeni või fake nalja, mis tegelikult ei käi kokku. Aga sa saad pilkudega mängida mingeid teisi stseene üksteise vahel kokku. See kutsehaigus on täna see nii alles? Jah, veidi ikka. Aga see on see, et keegi teine ei saa aru sellest. Ainult võib-olla lavastaja, monteerija ja mina. Ja siis publikul on nii, et noh. Keegi ei ole pärast nii, et huvitavalt pani kokku, seda filmis ei olnud. Õppige traileri vaatama, sõbrad. Just. Nii. Kus me mainisime Raigot. Raigot, just. Miks me Raigot pidime mainima? Malena bändist, just. Aga siis oli see on ju, ja nii, siis sa olid Tallinnas, BFM ei saanud. Ma õppisin reklaami üldse. Ma olin Linnar Priime Jünger. Raisatud aeg, ärge minge. Või ma ei tea, äkki tänaseks on parem. Kui ta on vist seal veel või? Ma ei teagi. Mul oli nagu, mul siiamaani on see, et ma nagu, kui on üks inimene, kes ma arvan ei tohiks noori õpetada, siis see on tema. Mõni on kindlasti veel, aga... Venno Loosaar. Appisid mu ära praegu. Panid ära, raisk. No, kas just noor, väik... Okei, ligu edasi kiirelt. Läheme edasi. Ja, ma ei jää sinna jaurama, aga see pole tegelikult oluline. Ma olen oma traumadest üle saanud. Ei polnudki mingi trauma. Lihtsalt ei saanud haridust, ütleme nii. Seda, mis sa lootsid, jah. Ja ma läksin reklaamiagentuuri tööle, siis ma sain aru, et see, millest me 3 aastat just rääkisime, ei oma mitte mingit tähtsust nagu. Et agentuuris käib elu täitsa teistmoodi ja need inimesed, kes seda tunde andsid. See kehtib ka paljudes teistes kunstilaadsetes valdkondades Eestis, et kipuvad nagu õppejõud olema inimesed, kes ei ole ise aktiivselt tööl sel alal, mis on minust hästi kriitiline niisuguse ala puhul. See on hästi veider, jah. Aga no ma jällegi, olles ka õpetajana mõnda aega figureerinud, siis ma saan ka aru, miks seda on keeruline saada, sest kooli pole raha, et kinni maksta. Seda inimest, kes oleks siis pädev oma alal ja oleks nõus võtma nagu 2 päeva nädalas, et siis rääkida sellest. Et see on väga, karm. Ma mäletan seda filmikooli ajast, see oli muidugi see, kui ma käisin, siis oli see, et hiljem saad alles aru, et kõik need kuradi kunstinõukogud ja asjad, kus sa kaitsed oma filme ja asju ja enda montaaži kaitsed, siis on see, et praegu ma saan aru, et need olid mingid minu vanused tüübid, kes lihtsalt tegid mingit palka seal endale veits nagu ja siis neil oli samamoodi nagu mul oli kohustus kaitsta oma asja, neil oli töökohustus vaadata läbi ja otsida vigu asjast. Nagu ja siis on nii, Mattias, nii, selle montaažiga ma ikkagi ei ole päris rahul, ja siis saad aru, et praegu saad aru, et see on lihtsalt mingi tüübi maitse ja mingi töökohustus lihtsalt, mida sa kuulad, see, nii, oled see mingi 20-aastane eksinud, nagu tead, kurat, see tüüp teab paremini kindlasti, nagu siis hiljem on nagu, saad aru, et Jah, võtta ongi nüüd vigur, teeme siis selle Eesti kõrgharidusega korda täna, ma saan aru. ATH juba. ATH on paigas, me teame, et see pole haigus, nüüd oleks vaja kõrgharidus korda saada. Ja mis seal pärast seda veel? Šovinism. Ja kaasasektor. Ja kaasasektor ja šovinism. Jätame selle lõppu, need on need lihtsad asjad. Aga Eesti kõrgharidus raisk. See on mäda. Kas? Okei.
jah, vaata, ma isegi ei tea, kes haridusminister enam. Ma mäletan juba keskkooli ajal, et ma mõtlesin, et aga 2 aasta pärast on uus, miks ma pean tegelema sellega praegu. Aga oota, sul on lapsed, kas mõni on koolis ka juba või? 1. klassi just lõpetas poeg, jah. Tuli siis lapsevanemate koosolek, kes on ära olnud? Mina ei saanud minna, ma olen väga kurb. Ilmselgelt. Sul oli mingi asi, ehk siis sa unustasid. Ei, oot. Mul on selles suhtes nagu, mulle lihtsalt hullult meeldivad igasugused lastega seotud asjad. Ma saan aru, mida sa rihid, aga et ma lihtsalt ise olen kogu selle tegevuse nii fänn, sest et sellega on võimalik nagu meie see kolka elu täita täielikult väikeste, mitte vähetähtsate, aga ka mitte nagu eluliselt hullult nagu, ma ei tea, kuidas seda sõnastada. See toob nagu koju lähemale kõik asjad ja siis sa tegelidki sellega, et mis kell peaksid algama mingid trennid ja värgid ja see kõik siuke hästi väike teelatehnika, aga tegelikult elus jube olulised asjad, kui sa oled lapsevanem. Ja mulle nendega meeldib tegeleda. Ja siis... Ja seal on meid salatavam see ka, ma arvan. Et kui sa ja siis saabki midagi ka muuta. Just täpselt. Praegu siin mingi 21. keskkooli algklasside mingid üldkoosolekul, et ma pean Nõmmele trenni jõudma kella 3-ks, aga mul on Aaberstis kell 8 vaja olla. Jah, tõsi. Et saab tõesti. Miks me räägime lastevanemate koosolekust? Sest ma hakkasin tüürima sinna, et mul on see teooria, et mul on vist netis üks pitka selle kohta, et miks mul lapsi ei ole, nagu pool naljaga on see, et kõik lahedad inimesed mu elus on lapsed ära saanud juba ja siis tõenäoliselt, kui ma praegu saaks lapsed, siis tulevad need mingid nõmedad tuttavad, kes on ka just samal ajal lapse saanud ja siis ainuke ühendav lüli on see, et samas klassis või sama vanad ja siis hängid mingid full võõrastega, sest et lapsed saavad läbi omavahel. See on vaat jällegi oli Raplasse, siis sa ei pea nagu, sest seal on vaata, sa ei karda oma laste pärast, sa ei pea mingi playdate nii väga nagu ajama, siis sa lihtsalt saadad nad uksest välja ja siis pead vanematega suhtlema. Aga seda saab Raplast ja Paides ei tohi. Ei, see on retspaik, ära sinna üldse. Seal on Tursk kindlasti kuskil. Seal pole ka lapsi. Ja kassiga akna peal nüüd. Kes veel Paides üldse on? Tursk? Tigran on ka vist. Tigran on ka või? Või ma ei tea, kas ta praegu on, aga oli. Sest et Jaan Pehk on Türil, tema ei sega. On piisavalt kaugel. Aga võt ei teagi, Paides teatrit ka ju pole. Jah, see läks kinni. Et see võib-olla veel hoidis. Mingit kultuuri. Nüüd on jälle, tulevad konid ja tagasi. Konid on tagasi teel. Ja räpp-muusika tuli tagasi. Ainult Paides. Ja Ott Bellist parklas nagu saad. No ja Nublu teeb ju nüüd indie-rocki selles suhtes, et keegi peab, et räpp on ikkagi nüüd, siis ma saan aru, minetanud. Ja räpparid nüüd ikkagi laulavad. Oh my god, kes oli Machine Gun Kelly, mingi uus hit on ka mingisugune täielik boybändi asi. Ongi ikka, jah? Mitte, et ta mulle ilgelt meeldis enne, aga ta vahepeal tundus, et ta on lihtsalt mingi maitse asi, et tal tegelikult mingid räpid, chopid veidi on olemas, aga lihtsalt maitse asi, sest nagu ta on nagu isikuna nii ebameeldiv paljude jaoks lihtsalt, isegi kui ta oskab räppida hästi ja on nagu tegelikult kiire tüüp on ju, siis on nagu, aga kõik see teine, mis sa teed. Aga nüüd tal on mingisugune full kuradi pesulaharjaga tantsukavaga mingisugune poplugu. Ja siis on nagu, Sa oskad seda väga hästi müüa ausalt. Jah, ainult pane peale. Suur huvi tekib. Ma nägin TikTokis seda highlighti, kus keegi heitis seda ja siis mõtlesin, et okei, tõenäoliselt mingi USA-s on hitt ainult see ja siis Raadio 2 kohe mängi 2 korda päevas mängivad seda või isegi rohkem ja siis seda arvad, okei. Oota, aga kas siis lai temaatika on meil nüüd see, et räpparid on langenud boybändide tasemele ja teevad nüüd harmooniaga muusikat, kurat, jah. Kus on salm ja refrään ja on ka lauluviis. Just, aga kas see on probleem, sest et vaata meil see sama kergelt keskealised mehed peavad ju olema vihased selle peale, mis toimub kultuurist täna. Tead, see ei ole probleem, sest et mina olen väga basic bitch oma muusika maitses ja mulle meeldib, kui on mida popisem, seda parem, mida kaasaharavam. Mul on sama lugu. Mulle väga meeldis Sabrina Carpenteri album ja ma kuulasin seda terve albumi ära. On jah? Jah, ma julgenud seda, no nüüd ma ütlesin ära. Jah, nüüd sa ütlesid ära. Saad piiksu panna pärast. Kõik arvad, mida ta ütles siis? Joel Steinfeld. Ma kuulasin kõik ära. Proovisin ka kus juures, ma sain mõni aasta tagasi vanaema suri ära ja siis ma nüüd tegime tema korteri puhtaks, leidsin selle kassetimäe, mis enamik nendes Nõuka Panelka kortermajades kindlasti on. Ja pean tunnistama, et Joel Steinfeldi kasseti ma lõpuni ei suutnud kuulata siiski. Et seal ikkagi ühel hetkel nagu naisel oli nägu
naisel oli nägu ära, lapsed olid ammu teise tuppa läinud ja ma veel nagu kannatasin ja natukene... Eraldi artistisikust. See on võimalik. Tõra ei saa. Ja järgmine Jackson peale. Okei, see oleks päris lahe. Piina Kamber nagu. Et kuuled kõik ära ja siis it's still cool. Kui hea peab üks laul olema, et sa sellest suudaksid nagu mööda vaadata? Aga peen. R. Kelly, I believe I can fly. See on kahjuks... Sealt, tegi, mis ta tegi. Aga... Üldse ei taha lõpetada seda lauset. Aga hitile see plekki ei pane. Sina ajab kuradi higistama ajab see. See mul on tunne, et siin ruumis on see pohmell juba nagu sisse kodeeritud. Et seda ei saa... Et seda ei pea ise kaasa võtma. Läheb kohe käima. Oota, aga me rääkisime mingit päris asja ka enne. Ei, me proovime jätkuvalt seda kuradi Raigo bändi lahendada. Seal Sammel Malena. Miks see kedagi huvitab ei peagi. Me tahtsime olla Ursula, aga me ei olnud ka jällegi nii lahedad. See on minu elu suur trauma kogu aeg Tallinnas. Aga kuidas? Nii. Ei, lihtsalt, et siuke nagu perifreerias tüüp, kes üritab ka relevantne olla, aga ilmselgelt on Kalamaja kultuuritundlikkusest 10 aastat maas. Ja siis... Et ma ilmselt varsti hakkan räppi tegema, aga räpparid juba laulavad indie-rocki, sest see tuli 20 aastaga uuesti ringiga tagasi. Et ei oska käituda. Jaa. Ma seda vist tahtsingi lisaks öelda, et ma ise, kuna ma niikuinii lüürikaga, ma ei suuda väga pikalt lüürikat kuulata. Et kui on lugu, keegi ütleb, et kuula sõnu, siis mul on nii, et siis ma pean võtma nagu et nagu mitte pigem... Ega kas ei ole nii, et kui on head sõnad, siis sa lihtsalt kuuled neid, sest nad on head või? No mõtled Vaiko lugude sõnu tead või? Ei tea või? Mingisugused... Mis need olid? Mingid kurehundid? Ei, soorebas. Vaiko Aeplik suur kurehundid. Minge kinni. Et mul on niikuinii raske siis, kui keegi on teinud mingi pool freestyle pets release'i välja andnud 4 mintsa järjest 4x4 beat räppi, siis mul on nüüd kuuled pigem beati nagu rohkem, beat on siuke suht näotu igav, siuke võib-olla hea bassiliiniga, aga lihtsalt kuuled nagu aga sellepärast ongi see popmuusika, et seal ei pea sõnadest üldse midagi aru saama. Ja lõpuks nagu seal kuradi refräänis, ma hakkasin finaalis ütlema, refräänis on niikuinii mingi keegi idioodid lammastele tehtud mussi, et saab kaasa laulda rahvusvaheline Hiina-turul ka. Kas äkki sina peaksid olema see, kelle peal testida neid laule? Jah. Et kas see popmuusika on siuke karm nagu žanr, et see peab olema piisavalt loll, aga samas nagu midagi peab seal olema kas sa ei ole nagu ideaalne klient? Nagu see kruvib või ei kruvi, siis see nagu... Ei, järgmine. Ei saa kaasa laulda. See peaks olema. Sest ma seda muidugi ei tea, kui musikaalne sa tegelikult oled. See kipub olema probleem, kui sa tahad hinnata, kas poplugu on hea või mitte. Et sa hakkad tead umbes mitu akordi on ja kõik jutud ja siis hakkad rääkima sellest, et trompet oleks mida iganes nagu kedagi huvita, aga sina tead seda. Et see on hea, võtke kuuld Mattias Naanile, saatke oma need Koit Toomel ja Ott Lepland, kes meil veel on, kes tahavad särada? Kes see nüüd oli see Saarepoiss, mitte Ott? Uudo Sepp just. Kas tema ei ole sulle saatnud juba? Kahjuks ei ole, Uudo, Sapp. Ma tegin sulle. Saada demosid. Või lähme sõidame autoga. Kuule, mul on need demod, kuule. Sa oled lukus seal. Miks ma nõus olin? Kuhu me läheme? Elvasse! Ja kuuled Uudo Sepa demosid terve aeg või? See võib olla põnev seiklus. Igas kiiruskaameras minu pilt. Oota, sina sõidad või tema sõidab? Tema sõidab. Ja ma olen seal kõrval nagu. Ja 50-ga raudselt Elvani. Aga kui sina teed nagu, ütleme, et alustad siis Notti või alustad Malenat või alustad siis Sten-Olle projekti või kas sul on mingi see, et teed sa omale mingi piibli valmis või sa lihtsalt hakkad et umbes mingi 5 aastaku plaan ja piibel ja soov, mis sa tahad saavutada või sa hakkad pigem hea gäng hakkama tegema, äkki tuleb midagi, oled sa siuke chill vibe või sa oled siuke
eesmärgi. Iga umbes, ma kogu aeg proovin alustada neid süsteeme ja nad lagunevad väga kähku suvalises suunas. Ehk siis nendest ma ei oska neid kasutada. Mul ikka meeldib see, kui hunnik tüüpe jauravad koos ja midagi juhtub. Mis on, sooloprojekti puhul see peal on mina ja Olle, et me peame kuidagi nagu kahe peale selle asja käima saama. Aga ei, mina olen ikka see kaose usku. Mulle väga selline nagu, ma ka ei tea, kas sa tead kedagi, kes on selline, et vaatad, et on ülilahedalt teeb, aga on tüüp, kellel on 5 aastaku plaan, mis päriselt. Et umbes, mis peaks olema. Tegelikult kas saab nii teha? Ma oleks väga rõõmus, kui see oleks võimalik. See võib-olla on see, et ma võtan seda valesti, et kõik, kes on motiveeritud ja mitte joodikutest nagu siuksed elupõletajad. Mitte joodikutest elupõletaja? Et kes on väga motiveeritud ja kained ja tervisliku eluviisiga, aga teevad mussi. Okay, et siis mul äkki tekib see vale seos, et neil on mingi plaan kindlalt ja nad on nagu siht ja nad tahavad seda valedel eesmärkidel teha umbes. Et mul on veel see vana romantika, et sa pead ikka olema kuradi paatund jota ja see peab tulema kuskilt hinge seest katkisest kohast. See vist on... Et aga kui sa oled siuke grindid ja teed head mussi, siis mulle tundub, et sa teed nagu süsteemselt seda ja minu jaoks liiga süsteemselt. Aga see on täiesti ma nüüd ei saa nüüd on väga tähtis pahepunkt, kas ma kuulun sinna klubisse või mitte. Ma tahan meeldida Mattias Naanile. Ma ei tea. See joodiku värk vist tõesti enam ikka lihtsalt nagu ei ole, ma ei tea, joodikud minu meelest enam ei tee nii hästi või? Seda tegelikult see on jah see, et kui funktsioneerida sa niikuinii ei saa. Sa võid olla see, et kui sa pidu on, siis sa oled see tüüp, kes ennast kogu aeg täis aga kui sul ikka bandcamp on, siis see ei ole väga tulemuslik, kui sul ta on kogu aeg nagu punn ees nagu. Jah, seda vist, ma ei tea, võib-olla on ka see, et ikka tänapäeval nagu lihtsalt keegi ei kuule sust, ole sa kui andekas tahes. Et see osa, ma praegu tegelen oma selle 4. plaadiga ja siis see meri sitta, mis sa pead korraldama. Et saaks üldse kuhugi nagu, et saaks üldse, ja asi ei ole selles, et on hull edevus, et ma pean nüüd olema nagu Sky Plussi kuskil tabelis, aga ma tahaks, et nagu need inimesed, kes ma usun, et päriselt kotib, nendeni see info üldse jõuaks. Juba see kuradi maadlemine on nii ränk. Et lihtsalt, kui sa oledki alkass või pothead, sa ei saa tehtud seda. Ja siis keegi teab, ma olen kindel, et Eestis on hunnik siukseid laule olemas, tänapäeval nad suudavad salvestada ka ja kõik. Saad selle. Me ei leia, isegi mina ei leia üles. Rada 7, ma ütlen Rada 7. Meil on vaja nende joodikute leidmiseks Rada 7 uuesti. Ja nii palju, kui see Raadio 2 nüüd muutus ja mis iganes siit seal toimus, siis tegelikult need Koit Raudsepa, need nädala demod ja asjad, see on ka siuke koht, kus vaata veel annab uuele mussil veidi mingit kohta. Natuke annab jah, aga ma ei tea, sellega on segadus. Kõik me mäletan, just arutasime mingi vahe Kaisa Kuslapuuga seda, et kuidas Tartus nagu ei saagi teada, et on kuskil kontsert. Et nüüd ongi nagu see perse, et sul ei ole lihtsalt kuhugi, kui minul on täna vaba päev, tahaks minna vaata mingit vähe tuntud veidrat jura on ja äkki on midagi lahedat või vähemalt sõpradega lahe midagi mõnitada, mis see tavaliselt oli. Ega sa ei läinud head bändi otsima. Sa läksid otsima põhjust mõnitada Bassimeest. Jaa, me ostsime piletit, oleme ainukesed jah. Ja siis haletsusest natuke ikka tantsid ja need ajad on läinud. Aga et isegi kui seda tahaks, siis ei leia üles. See on veider jah, kunagi oli jah see sama Rada 7, siis olid mingi, täna Tallinn oli kunagi, mis oli tantsupeo asjad. Keegi teeb mingit, ma olen tulnud feedi, keegi teeb mingi suhepaaris on Ardo Asperg ja mingid koomikud filminud promoklippe nagu. Et mingi täppi tehakse jälle, kus on jälle kirjas eventid või midagi. Oli jah, ma ka korra nägin seda. Isegi mis see oli mingi Ela vist. Ela jah, mul on see äpp olemas. 0 korda olen avanud. Raplat pole kirjaski. Ja võt Raplas, ainuke, kui nüüd kultuurisoovitusi Raplas pakkuda just siin Naani podcasti kuulajale, siis meil on olemas, ma pakun üks Eesti viimaseid originaaljooma-urkaid. Et selline korralik kelder. Nagu vaata, mingisugune kelder pidi, või kuidas need nimetati, toona oli igas Eesti külas oli mingi kelder, kus joodi. Jah, ongi keldribaar. Ongi mingi keldribaar või mingi siuke koht, meie koha nimi on nüüd Rebasurg. See on otse apteegi taga. Lahti reedeti ja laupäeviti. Kella 7 keskööni kirjade järgi, tegelikult nad joovad seal 2. Et väga, kui tuled, see on su esimene koht, kui ma suviks. Mul üks striimija, Insta ja TikToki mees Mõisnik on ka sealt Rapla kandist, siis ta vist käis Rapla show'l ja siis ta tahtis mind ka tirida kuhugi pärast show'd. Ja see ma arvan, et see oli see sama. Ma ei kujuta ette, et ta sind kuhugi mujale viiks. Mis see on Koopi.
jah, isegi vaata nüüd, kui kunagi meil oli nagu ka selline koht nagu torubaar, mis oli lihtsalt nagu sooja terrassi torud, mis olid veits nagu see pealis mingi kateli ära kulunud, nii et perse oli veits soe. See oli siis meie see põhi nagu vaeste tilgapaik. Siis enam ma ei teagi, kus need noored linna peal üles leitakse, mina neid ei leia. Aga kas see kultuuriklubi baas, see on lihtsalt event venue või see on nagu... Pigem event venue, et seal nagu mina veel tegin mingi aeg korra kuus Jatsu kontsert. Jatsu või? Ma kutsusin teised mängima. Ära mõnetse, ma olen Jatsust kohas. See näitab, kui head sõbrad me oleme, et ma julgen sulle näkku teha seda. Kus see on tegelikult päris hea märge, et nagu eriti muusikuna, mina küll tahaks, et vaata, muidu inimesed on kõik nii viisakad, et oletame, et ma teen igava laulu. Võimatu, aga no oletame. Siis keegi võiks öelda, et kuule... Ma sain nüüd aru, mis et keegi võiks ju öelda, et kuule, sorry, aga nagu pask. See on kahe otsaga asi, ma olen kõrvalt näinud, mul on üks sõber, kes on väga kaugele jõudnud, jälle nimesi ütle, sest ma olen full tuss, et hästi kaugele jõudnud oma mussiga ja siis, kui talle lastakse demosid või valmis asju või uusi reliise, siis ta on nagu filtreerimata aus. Ja see ei mõju kunagi hästi nendele, kes seda demo lasid. Aga kas need on tema sõbrad või? Jah. Okei. Aga see jääb ikkagi nagu, sest vahel on see, et žanr on hoopis teine tegelikult, et võib-olla et see küsija peaks ka veidi tunnetama, kas talt on mõtet küsida. Et äkki saad liiga nagu siukse, et ütleme, et jälle, et ma ei räädaks, kellest ma räägin, et väga siukest tempokamat, popimat ja laiema vaatega mussu. Ja siis sa lased oma nagu nii-öelda... Juba 3 inimeseni jõudnud Eestis. Ja siis kui, et sa lased oma uut singlit, mis on nagu lihtsalt põhimõtteliselt veidi jam-muss põhimõtteliselt võib-olla. Siis on see, et miks sa üldse, mis sealt tulla saab, kui see, et nagu igav on, hukki ei ole. Saan aru. Ja võib-olla see on ka veits, et mina ise olen veits kui sadomaso vees. Mulle meeldib, kui keegi tuleb sitasti vaata, see on siuke... Ma kustutan kõik ära teen uuesti. Mul natuke, ma ei tea, miks see mulle meeldib. Aga võib-olla see tõesti ei ole nii eluterve, kui ma tahaks arvata. Sest et need inimesed, mul puudub see kogemus. Sina võid mind sõimata. Annan siukse loa. Sa lingi kuulab laat läbi. Mul on see, et ma vahel jälle viisakalt proovin nagu serveerida, kui keegi küsib mult arvamust. Ja siis, kuna ma olen nii basic bitch mussiga, siis mul põhifeedback tihti ongi see, et see on siuke et ma näen siit ära, et siin on nagu see põhi valmis olnud ja siis sa oled midagi siia peale nagu ludistanud lihtsalt nagu, mis miskit sobi, et ma ei näe nagu seda iseseisvat voksi või salmi osa, et pigem on see, et tugev põhi on olemas ja siis panen mingi voksi ka. Et nagu keegi nagu mängib lisapilli käiku voksiga peale, mis midagi väga ei tee, aga ma ootan alati seda nagu sellist Louis Capaldi või Adele mingit kuradi siukest asja, et see taust võib ju jääda sama tuusaks, aga sa võiks voksiga üle võtta asja. See on tõsi, kas kõigil on siukest kõri? Ja. Nagu Adele on hea näide, mida tuua. Ole nagu Adele. Sa võiksid teha ju nagu rohkem nagu Adele. Ma ei tea, ma just kuulasin seda. Adele 23. Jumala hea. Miks sa nii ei või teha? Sa oled ju 23 ise. Võtta kokku ennast. Jah. Võtta vahva. Ehk siis ärge mulle ka tegelikult saatke midagi. Aga sul ju sellega läks hästi, sa rääkisid enne, et asjad vahele ei jõua kuhugi, aga see täiskasvanumine. Mis selle nimi oligi? Oligi täiskasvanumine, jah. Täiskasvamine või? Jah. Siis ma ikkagi ütlesin malesti. Täiskasvamu. Ma pakun jällegi, et sa esindad enamiku eestlaste süvenemisvõimet laulu pealkirjadesse. Täiskasvamine, jah. Sest seal on see mäng sellega, et sa kasvad täis. On ju, selles mõttes see rõhuasetus ja et see läks ju sul nagu see, mis väga käima minu meelest. Korra läks, jah. Ja mulle väga meeldis see vibe ka. Et sul on selles mõttes ka, et sul on musavideotest, lookist ja nagu sellist koostöödest ka näha, et sa ajad seda nagu Rapla asja ka väga tugevalt, mis on väga lahe. Väga võib-olla siis mitte nagu, jah, ma tänan. Aga pigem on ka see, et ma olen jõhker rott. Ja see, mida te näete, kallis rahvas, on see, mida on võimalik teha ära 250 euroga muusikavideo puhul. See on siis see, et mul on hea sõber Madis, kes Reimond, kes ka sinuga samal ajal äkki seal. Ja ta oli mul kursavend, jah. Ott Tiigiranna ja Sten, kes enne ei olnud enam Rapla tüüp, aga Ott oli. Ott Tiigirand oli, jah.
sest need olid kursad. Jaa, ühesõnaga, et see nagu, see look tuleb sellest, et mul pole rohkem raha. Ja siis väike pisar ja Madis, palju seda 2 kanget filmid nagu, tule. Ja tal vist on ka, 2 kanget hoiab teda vee peal ja siis ta on nõus nagu korra seda tegema. Tögasin Madis Reimond, epic operaator loodusfilmidel ja asjadel. Kui teil kellelgi on vaja, siis ärge kutsuge, muidu tõuseb ära. Ärge vimast raha andke. Või jah, et kaubelge hästi odavaks. Kui dokumentalist rikkaks saab. Seda pole kellelgi vaja. Need Eesti filminduse rahas suplevad kõik tegelased. Rein Maran, vana miljonär. Ja. Marani vennad ka nüüd raudselt. Jah, täpselt, see on kindel pluss projekt. See 10 aastat kindlasti maksti kinni rõõmsalt. See on nii kurb sabas. Isegi kui sa teed 100 000 vaatamist Eestis, see on ikka nii, et nagu, äkki siis just EFI, see filmiinstituut ärkab, et kuule, aga kandke siis tagasi raha. Teil läks nii hästi, et äkki me seda küll ei plaaninud, et plussi jääda. Oota, aga ma olen siin vist 1000 korda maininud, sest minu jaoks hästi põnev fakt, aga minu arust esimene mingi produktsiooni loeng, mis meil oli BFM-is. Üks allfilmi Piret Tibo Hutchins produtsent rääkis, et Eesti on suht ainuke Euroopa riik vist, jälle võib-olla äkki on pooled siuksed, aga mulle jäi meelde, et Eesti on ainuke Euroopa riik, kus sa ei pea andma kassatulust midagi tagasi, toetust. Kui saad 2 milli toetust ja sa teenid 7 milli näiteks, mingi ime läbi saad Oscari nominatsiooni ja ilgelt palju rahhi tuleb tagasi mingist TV müükidest või mis iganes, siis põhimõtteliselt sa ei pea seda 2 milli tagasi andma. Jääbki sulle see 7, on ju. Aga näiteks Prantsusmaal on see, et saad toetuse milli ja läheb hästi, siis pead milli tagasi andma. Kas see vaene Läti animaator siis praegu kannab oma tagasi ikka või? Ma ei tea, aga meil oli paar loengupidajat oli meil koolis küll, kes olid nii, et mingi umbes EFI oli neile toetuse andnud, et nad saaks välismaad õppida ja siis nad pidid mingi 5 aastat loenguid andma tasuta pärast. Et nagu siukseid väiksed sahtlidiile tehakse küll sinna. Davai, mine. See tuleb pärast välja või? On või? Jaa, aga tegelikult ei olnud 5 aastat, ta tegi paar külalisloengut tõenäoliselt, aga et ma kuskilt, keegi lipsas kuskil jutus läbi, et me andsime talle väikse seemne raha ka, et siis ta, tiil oli see, et ta tuleb tagasi. Täna kehtib või? Et ma saaks ka välismaale minna? Muidugi. Ei saa? EFI. Helista mulle mobiilile. Metsast toetust otsib. Aga me täitsa random promoga mul tuli lihtsalt feedi eile mingisugune Eesti kuradi äpp või page või midagi. Võib-olla promon mingit täielik häkk asja või hoax asja. Aga on, leia see link. Ja ettevalmistus super tehtud. Isegi on meil päris hästi läinud praeguseks selle saatega. Täpselt. Aga mul ei tule praegu ette. Igatahes mingisugune AI-powered toetuste manageerija või toetuste vormistaja või leidja. Et kui sul on umbes täidad mingi tabeli ära ja siis AI leiab sulle kõik toetused, mis sa saaks saada selles valdkonnas Eestis või välismaal. Mingi Eesti kohalik firma. Ma just mõtlesin seda viimast mingit kulkavooru kirjutades, et millal nad seal ära klokivad, et see nagu praegu ChatGPT higistab igal 20. kuupäeval 4 korda aastas on kuskil Indias serverid kuumad. Et nagu, et täna nagu see, üldse kogu see toetusteema on sinna, me ei pea nagu laskuma. Lahendaks selle ka ära. Et mind lihtsalt uudised, mida nad siis teevad. Senimaani on Eestis nagu laias plaanis vähemasti musamaailmas, ma tean, on see, et suht helikopteri meetod, vaata, et lihtsalt neil on mingisugune 60 000, siis pandakse puhuriga nagu üle Eestimaa, et nagu kõik midagi saavad oma 5 sotti, siis saavad 1,5 stuudiopäeva ja siis mingi käkk tuleb ja mõnel läheb võib-olla hästi, no ei tea. Aga et kui see jätkub, siis nagu pärast seda äppi, ma ei kujuta, mida nad teevad. Väga raskes olukorras paistavad. Ja, siis pead vastu panema ju sest mis see teooria on, et lõpuks ongi see, et arvuti suhtleb iseendaga, et nagu see parandajad, õpetajad kasutavad või hindajad kasutavad ka AI-d, et parandada see ära ja vaata leida parem ja siis seda lõpuks... ma juba, jällegi ma paluks, et mõnisugune kulka tüüp nüüd tuleks mulle ja ütleks, et ma olen paska, aga ma ei usu, et nad suudavad seda hunnikut sitta ära lugeda, mis seal kirjas on. Sest et, jällegi, mina olen lingvisti poeg, minul vähemalt õige kiri on fine. Ma usun, et ma piisavalt higistan, ema on mind nagu rapsinud elus niimoodi, et ma ei julge välja saata asju, mis ei ole korralikult sõnastatud. Aga ma tean, et ma olen pigem erand. Ja siis nagu ma kujutan ise ette seda, et sul tuleb ju nagu 300 taotlust
ja sul ei ole lõputult aega neid nämmutada nagu kuskil, vaid sa pead nagu need kiiruga läbi lugema. Et ma olen täiesti kindel, et sealt registreeritakse ära umbes 10% infost nagu. Ja, vaatasin, kes on, nii, on tere. Sooviks festival teha. Oli Kaparokk kunagi lahe. Nüüd me oleme kõik vanaks jäänud. Ma teeks nüüd Vändrasse Paparokki. Kuidas see juba ei ole olemas? Kõik meie vanused mehed ujuksid välja ju. Paparokk. Fjellräveni lühkad. Appi! Nii, oota, kes meil on? Elari Lend, kuula mind. Elari Lend, full projekt. Ta on niisugune asjalik mees, Paparokk, aga see peab olema tõesti mitte Kohilas. See peab olema kuskil kaugel. Paparokk. Ja sinna aetakse kõik need laibad välja, vaata. Recycle bin peab esinema. Ma lõikan selle osa välja. Teeme lihtsalt. Äkki on, aga minust tuli lambist meelde, minust oli Kaparokk, oli sama, nemad olid need, kes mingi 5 aastat tagasi tahtsid Ursula kokku tuleks uuesti. Nemad uuesti, et nagu... Kuidas see läks? Neil on kindel, üks liige on kindel ei kogu aeg ja siis nad väga ei viitsi nagu. Aga sa ei saa avalikustada kes meist? Jah. Sest et ta on sinu vend. Ma ei saa öelda, sellepärast ta on mu vend. Oi. Ja mõistan, küll aga võin nagu jällegi vana rõõmustada. Millal see saade üldse eetrisse läheb, ma praegu mõtlen, kas ma tohin? Okei, ütlen nii, et kuluaaride tagant viimane info on see, et ansambel Koer tuleb esineb Rapla Särinal. Millal see on? See on nüüd septembri 2. nädalavahetus Raplas iga aasta. Siis siis on kindlasti. Et kellel on siis, ja trivia sinna kõrvale, Vaiko Eplik kunagi ütles mulle, et ansambel Koera albumil Pure, mis pidi olema 3 albumist esimene, aga ainult 1 tuli, on ka peidus 1 Vaiko Epliku puuks. Et kui ma ei ole seda leidnud, ma olen siiralt otsinud, ma kahtlustan, et see on seal lõpuloos Spermatosoidid, mis oli ka antud albumi parim pala. Äkki see on kuhugi kiki alla maetud. Ja, ei no Vaiko ütles, et seda kuuleb. Võib-olla tahes mul paska ka, sest minu meelest me olime kuskil Backaris või kuskil, et ma ei usu, et me nüüd kained olime kumbki, aga... Või oli lihtsalt lüürika, et Käbi tahab saada puuks. Veidi folkloori huumorit ka. Nii, et kallis kuulaja, mine otsi üles puuks. Veel Koera albumilt Pure. Või küsi EA-lt siis juba nagu suva. ChatGPT, kus on puuks? Kus on puuks? Suure Sure Koer albumilt. Did you mean? Sure Koer. Aga kaua sul tuleb nüüd, said hooandjaga toetusega? Jah, kus sinu raha on? Kus su raha on? Ma toetan teistmoodi, minu filantroopia on see siin. Ja, sain ainult purgi vett, mille nimi on piss. Kurat, sõber väsi. Et kaua sa üldse seda oled kirjutanud? Palju see kaua sa kogud? Või hullult kaua aega, sest ma olen ka väga aeg. 2 aastat. 2 aastat, jah? 3 tegelt. Võib-olla 1 lugu peaaegu 4. Ja oota. Ma ei vaata oma märkmeid. Mul on kindlalt see albumi nimi meeles. Kehv keha. Jaa, kehv keha. See mul on veits visuaalne mälu, siis mul jäi meelde. Sa lihtsalt vaatasid mulle otse ja tuli kohe meelde. Kehv keha. Ei, tuli see logo. Ja see tuleb triloogia, järgmine album on Halb lõhn. Ja siis tuleb, mis me veel saaks teha? Mandunud mees. Paks süen. Ma ei tea. See on minu karakteritüübist, kes ei saa kontseptsioonile pihta. Et nagu mingi süsteem on ja siis tüüpid on lõpus midagi täiesti offid. Nagu... Loodab, et on piisavalt rända, et äkki on ikkagi naljakas. Liigutaks edasi. Minul on küll see, et ma arvan, oma elu kõige nagu edukamad seltskonna naljad ma olen teinud kogemata, nii et ma ei saanud pärast aru, miks naljakas oli. Ma eeldan, et sinul koomikuni võib-olla natuke rohkem edulugusid, kus mul on üks nali on küll siuke, mida ma ei ole kuskile setti avalikustanud ja mida ma teen ainult nii-öelda erapidudel ja mis on nii idiootne, aga samas nii geniaalne ja see tuli mul reaalselt nagu kuskilt üürikodust välja astudes, kui sõbrad tulid korraks läbi õhtul ja siis tegin selle nalja lihtsalt puusalt ja see oli nagu Aga kas see tunne on siis nagu see, et sa nagu ise ka nagu, sa ütled selle lause välja ja siis alles said aru, et see tuli sinu suust nagu? Jah, umbes nii. Et umbes see on plaanitud. Seal ei ole nagu teadliku mõtlemisega mingit seost enam. See on mingi nagu kiirpaanika, see on see mingi murdosa sekundist paanika ja nagu entukas ja eufooria nagu siis, kui sul klikib ära ja see murdosa sekki enne, kui sa selle ütled välja. Et nagu tuleb see mõte, vaata. Aga sa juba ütled? Ja juba ütled põhimõtteliselt ja loodad, et sa ei butšerda ära seda, et ei
puterda kuskil vales kohas ja siis läheb mööda. Minu puhul eriti ma nii palju kokutan ja ma otsin sõnu ja ma nagu puterdan hästi tihti ja ma nagu eetan ja see minu puhul on see hästi erakordne, kui ma saan päris vestluses nagu puhta lause välja ja kui see on veel naljana mõeldud, mis ma mõtlesin just ja see on hea nali, et võib-olla sellepärast teeb mulle ka see nali meelt. Et nagu, ühe korra elus. Clean delivery. Üks kord. Hea koomikuna. Okei, aga seda me täna ei kuule, ma saan aru, et selleks peab tellima kuhugi. Ja pluss, see on nüüd nii üles haibitud, kui ma isegi sulle pärast selle ütlen, see on, et okei. Aga ma olen kuulnud, et siin on koomikutel on süsteem siuke, et sa mingi asja jätad nagu endale ja siis Eestis eriti on see, et sa põhimõtteliselt saad elu lõpuni teha neid OÜ-pidusid ja sünnipäevasid ja asju, aga kui sa annad nagu välja mingi materjali avalikuks, et Mussis on see, et inimesed tahavadki neid häid asju kuulda, aga stand-upis veits on see, et sa kainult raiskad selle ära, siis sul on kogu aeg paanika, et mis ma siis teen selle erapeol, kui mul on kõik mingisugused asjad väljas juba, kõik on, kogu aeg on see paanika, et terve Eesti on kuulnud minu asju. Siuke egoga seotud asi. Tegelikult on mingi 15 000 view'd ja meid on 1 miljon. Ja siis kõik on näinud. Ise oled nendest 50 000 ära vaadata. Mis? See oli meie ärisaladus. Ja mingid lapsed Pakistanist. Jah, need ei saa aru. Jah, aga neil makstakse, et nad vaataks. Kus me jäime nüüd? Stand-up tundub, Karm, ärge sinna minge. Ärge seda teske, palun, me ei taha noori peale ka. Kuigi sellega seoses tuli, et turgu ma endale jätta. ChatGPT päästab, vaata, noortel pole uusi ideid. Nad filtreerivad ainult sinu nalju uuesti, aga siis OG tüüp on ikkagi nagu sina. Just. Pluss meie vanustel on oluliselt rohkem raha kui nendel 20-aastastel, nii et nad tellivad ikka meid. Täna me ei ole kindel enam ka varsti. Ei ole, sinul ei olegi. Me räägime nendest OÜ-dest. Ja, need päris hästi. Aga see, et ma mõtlen, kui ma olin nagu noor, siis mul ei tulnud pähe ka mingid raha säästa ja mingid krüptot uurida või mingisugust finance-smartness, nagu finantsteadlikkust uurida. Et aga nüüd ma näen, et ainult seda pritsibki peale igalt poolt sotsmeediast ja asjadest, et ma oleks üllatunud, kui mu kasuvennal ei ole juba mingit Coinbase'i kontot või mis iganes. Aga on see just nagu krüpto või on keegi neist nagu mõistlik ka või? Nagu, et ma olen seda ka kuulnud, et on neid SP500 tüüpe on ka palju, et sest teine sammas jookseb ju tühjaks selles, et seal nagu ei ole näha, et noortel mõistuseks pähe tulnud. Türa, äkki see on mul lihtsalt vale aru saab lihtsalt. Ei, ma ei tea, mul on suga sama tunne, et seda nagu infot on sitaks palju lihtsalt nagu ja sellest päriselt räägitakse, aga mul on tunne, et inimesed nagu ikkagi ei tee seda klikki ära, et kähku ikka rikkaks seda. Et see on see, et sa saad 22-selt aru, et sa peaksid nüüd 15 aastat investeerima, siis on nagu Meri Põlvini, seda sa küll 22-aastaselt ei tee. No mina poleks elu sees olnud nõus 22-aastaselt hakkama nagu. Vist jah, tegelikult hea point, sest kui mulle praegu seda öeldakse, et siis mul on see, et türa oleks võinud 21-aastasena. Aga kui 21-aastasena öeldi, siis mul jääb 50 üürist puudu praegu. Millest sa räägid? Pane SPF-i nagu 50. See on mul 7 S-burgerit. See on 7 S-burgerit. Mattias Naani finantsteadmine on SPF, räägib meile küll päiksekreemi numbrist. Ütlesin SPF. Minge kuulake järgi, Mattias Naani finantsnõu. Ja doktor Olle. SPF 80 Egiptuses ja kui Eestis oled, siis SP 500. Oi kui hea. Täiesti hea, et sa call out'isid, sest muidu on nagu see, muidu oleks me mõlemad lollid. No võt, mina nüüd seda väidan küll, et kui keegi siia saatesse tuleb finantsnõu otsima, siis teda me ei saa aidata. Vaata, teda ei ole võimalik aidata. Vaata siin ringi. Nii vales kohas. Üldplaani. Ma tegin viimase suurim investeering, mul on see, et tellida kastid euroalused täis mullivett ja seda veidi kallimalt edasi müüa. See on minu finantsgeniaalsus. Riigis, kus on igal teisel inimesel on kaev. No aga mull ei tule sinna sisse kaevust. Jah. Meil on põhikonkurent, meil ongi see Steam One'i masin, mis igale pere emale kord aastas näkku lendab. Ja. Käite neid saboteerimas. Me ise teemegi sellega. Kuidas siis purgi kinni saad? Selleks on süsteemid. Ei, tegelikult see tuleb meil ühest kohast, kes on teadjad inimesed. Oskavad panna mulli. No see on jah, oskavad ka panna moosi kommi sisse. Just, täpselt. Samad targad inimesed. Jah.
Nii, fucking hell. Tead, me tegime oma hea sõbra Kaarel Nõmmikuga tegime, siis kui Kalevi film tuli välja, siis me tegime neid intervjuusid filmitegijatega. Ja millegipärast, ma kiirelt vaatan üle, millegipärast juhtus nii, et meil käis Matis Rei stuudios. Aga ainuke osa, mida pole välja pandud, on Matis Rei osa, sest selle me salvestasime kõige hiljem. Aga see oli nagu külaline, kelle puhul oli mul kõige rohkem eeltööd tehtud, ehk siis ma olin võtnud nopped, kuna sa oled filmiheliga veits ka tegelenud. Nii. Et ma võtsin tema jaoks välja noppeid Eesti filmide helidest. Nii. Mis pole isegi mul praegu enam meeles. Nii et mis mul pole isegi praegu enam meeles mis need on. Aga ma mõtlesin, et teeme pohmellipäevas täiesti esmakordselt mingisuguse nii-öelda arvamismängu. Et kuna mul tuli täna reaalselt meelde, et mul on siin sama spordis need olemas selle 3 aastat tagasi filmitud Kalevi Inteka jaoks Matis Reiga, mis ei avalikustunud, nii et keegi pole seda näinud ja mul pole väga meeles ka. Äkki? Davai! Laseme... See nüüd eeldab seda, et tuleb avalikuks see, kui vähe ma Eesti filmidest üldse midagi tean. Ja võib-olla see on meelega tehtud niimoodi, et need on hästi lühikesed kõllid ka. Nüüd ma näen, et mul on faili nimedes, mul on ikkagi veits nagu faili nimedes, mul on mingid vihjed olemas, et ma ei ole ka täiesti clueless. Aga ma eeldan, et ma mäletan õigesti. Vaatame, kuidas läheb esimene sound. Nii. Et mis film see ma nüüd saan aru, et ma tegelikult isiklikult ma fucking vihkan, kui on, vaata, vahel podcastis on see, et tulevad mingid kiirküsimused või tulevad mingisugused siuksed kontseptuaalne osa. Tegelikult mulle väga ei meeldi need, sest see on siuke veidi siuke pingutatud asi, et teeme nüüd mingit lahedat õhtusaate formaati. Aga Eiga see on põnev, sest et ma arvan, et jällegi siin on ka kuulajal mõtisklemisruumi. Just, saab mõelda enne, kui me... Ma kohe alguses mõtlesin, et see on ikkagi tulnud ka see... Merle, kes üritas siis Märdiga seksida seal lõpus. Et pärast see tuleb see lause, said enne nii normaalne. See tämber on täitsa... Et see tämber oli see, ehk siis ma juba nagu võib-olla isegi mõtleks, et äkki näitleja on see sama. Merle Karusoo, kui ma ei eksi. Vaatame. See on nüüd... Ei, ma ajasin sassi. Nii, vaatame. Asi, maadlen taga. Ma olen magistrikraadiga helitehnoloog, ei suuda kuradi. Mingi juhe. Oota. Ei, nüüd saavutas mingi ekviliibrumi. Nii. Ei ole see. Merle Karusoo on theater director. Okei. Ei ole see. See on, lasen uuesti. Nii. Ja muidugi Eesti filmi ja musternäidis. Naine karjub. Ja, aga ta on nagu... Ta suudab isegi karjumist veidi üle näidelda, see on ka eraldi nagu, sest tal ei olnud vaata, ta oli et ta nagu just kui peaks ka samal ajal vaimuhaiget mängima midagi sellist, ei tea, mingi veider kombo jäi. See on, ma ütlen, Elina Reinold on see. Aga see on nüüd mingi 10 aasta tagune hitfilm Eestis. Kusjuures Elina Reinold tuleb nüüd ülikõva roll ühes järgmises Eesti seriaalis, mille nimi on Minu kallis ema. Oota, ma olen kuulnud. See sai Berliinalele ja igale tähtsatele kohtadele. Kes seal tegi seda? Ma olen kuulnud, seal on see lavastaja. Rapla gäng, selle pärast. Mina tegin Musa ja siis Doris Täkker ja Doris just. Doris Tisler mängib seda pearolli ja Doris Täkker lavastab ja Doris Tisler mängib pearolli, jah. Neid aetakse Eesti filmitööstuses tihti sassi. Nad on lühikesed kobedad tšikid. Tuleb välja, et neid ei ole Eesti filminduses eriti. Kõik on pikad, kui kossul linnad. Oota, aga ma jään siis Elina Reinold, aga ta ütlesid filmi nimega mulle. Ei, film on Seenel käik. Seenel käik, ma pole näinud. Ma olen hästi ammu näinud. Ehk et võib-olla on see, et äkki on kõik siuksed vastused. Ma ise ka ei teaks. Nii. Valmis? Päriselt või? Kuidas sa seda ei tea? Pane kohe korra veel, see on väga hea. Sa oled ikka jobu.
see köha võis vabalt olla selle Foley artisti köha pärast, sest on sellest ajastust, kus oli hästi off-sync nagu stuudios. See viimne reliik või? Midagi saanud Kevade on see. Kevade. Ja minu meelest see on see, kusjuures see oli mu esimene mõte, aga ma mõtlesin, et see nagu, kusjuures heli tundus selle jaoks liiga hea. Et mäletades, või no ma ei tea, millal sa viimati Kevadet vaatasid. Et üks asi, mis läheb mulle alati meelest ära, on kui kehv on selle kõige kvaliteet. Et no lihtsalt, et okei, lavas kõik see nagu, no see tälge ja kõik jutud, aga nagu lihtsalt läbi pikslite ei näe nägusid ka. Just. Aga nüüd ma pole ise kasutanud, aga see mingi Arcadia on see koht, kus saab vist laenutada. Mingi filmi ja Jupiter on teinud jumala töö, et vahel saad osta sealt mingeid asju, kui ei ole just nagu vaba streamitav. Et äkki seal on, äkki nad sinna ei pane neid plus, nagu 240p. Eelne info Susistuudio Vetsu kõrvalt on see, et keegi tegi AI-ga Kevadest uue versiooni, mis on nüüd värviline ja kus peaosas on Leonardo DiCaprio. Oh shit. Kui teil on vaja nagu filmi harida ennast AI teemadel edasi. Oota, aga mis koht Kevades? Minu meelest see oli see, kui keegi midagi õues tegi, ma ei tea, äkki keegi, kes vette kukkus või midagi, siis õpilased jooksevad klassist välja. Kuidas sa seda ei klokkinud ära? See on aru saada. Aga ma mäletan nii palju, mul pole tegelikult see koht meeles, ma mäletan nii palju, et see oli suhteliselt nagu sürreaalselt valesti helindatud koht. Et see võib-olla, et äkki see on need 2 tüüpi jooksevad ja seal oli nagu nii rets klõbin ja juures või siis oli just nii, et oli suur mass. Või sind häiris see köha. Jah, täpselt. Nagu tehke puhtalt. Kui sa juba teed, tee puhtalt. Nii, me läheme edasi. Ole vaid. See nüüd on Mattis Rei helindatud vist film. On või? Ma oleks pannud Hukkunud alpinisti hotell muidu alustuseks. Sest seal on see mingisugune Grünbergi nagu lihtsalt udu sound, mis justkui päästaks. Aga seda udu soundtrack on muidugi kõik Eesti filmid täis. Mattis Rei helindatud. Mattis Rei helindatud ja see oli minu meelest tema esimene täispikk äkki, mis oli ka minu kursaväe esimene täispikk. Aga ma nüüd vaikselt saan aru, kuidas nagu podcasti lõppu ära killida on. Sükest mängu mängida. No ärme neid kõiki siis tee. Ja, just, teeme ühe veel. Pane see üks veel, pane see, mis oli just korra veel. Ei. See on Reimo Sagor päevad, mis ajasid segadusse. Tal oli mingi vibe naer kuskil. Mul jäi see meelde, sest ma tegin treileri sellele. See oli mu esimene treiler. See naer on ka treileris või? Jah, selle kasutasin seal ära. Mul oli fail olemas, kodus kohe võtta. Illegaalselt pandud. Nice, ära ütle, kellel oli. Ja ma ühe sellega, jätame selle poole, et see on nagu enam ühesega stuudiomänge siin podcastis ei tule enam. Tuli meelde, et ma ühe filmi ja soundi, et mul on failid olemas, sellest tuli meelde, et ma ühe Tigrani biidi tegin, nii et mul oli mingi film, ma ei tea, kas ma tohin öelda üldse, aga mingist filmi, mille ma treileri tegin, sain selle cut'i kätte ja siis seal oli üks eriti hea ukse lingi avamise oli nagu kuidagi veidralt jäi klõgisema pärast uks ja siis sellest tegin nagu biidi. See ei ole Plätjude laul või? Ei, see üks teine. No neid on veel. See oli nagu one hit wonder, aga mitte one song wonder. Okei. See on oluline vahe. See on väga oluline vahe. Sest teised võib-olla ei läinud hitiks päris. Kas ei ole ka muidugi praegu, kui suvi hakkab tulema, et siis sellistel lugudel hakkab vaikselt kohe nagu mingi streamipamp tuleb vahele? Võib-olla. Äkki tuleb, ma loodaks ju alati. Et mul tuleb kuidagi kevadel, kui Plätusid otsid, siis see lugu tuleb nagu ülesse. Sest neid ju ei tea kunagi, kus sa panid sügisel ja siis selle Plätusid otsima kuskilt ja siis tuleb Tigran ja sinu nägu. Ja võib-olla, või siis on need, et ma olen vahepeal, keegi teeb ikka mingi, ma ei tea, Pärnu rallipäevad või midagi iganes aftermovie ja siis seal on taustal see, sest et inimesed on vahel lihtsad või laisad, et kui on nagu, et mul on Pärnus üritus, mis siin Kusjuures seda peaks ka mingi aeg mõtlesin, et teeks lihtsalt ühe albumi, mis paned nagu need nimed lugudele. Esiteks kõik 4 aastaaega on ju. Siis paar nagu suuremat nagu lokatsiooni Eestis. Nagu siis on, et ongi Pärnu suvi. Meil oli ka kunagi, me tegime ühes lastelaagris. Nagu lihtsalt peeretasime mikrisse mingisuguseid asju. Et nagu, et oleks meil seal lahe ja siis ma panin SoundCloudi ka, et nagu endal oleks mingi arhiiv.
et siis lihtsalt kuulajale, et reaalselt ei peeretanud, vaid see on väljend. Ka seda tehti, aga võib-olla mitte selles loos. Seda teeb Vaiko Epik. Et ma olen Vaikost ikkagi inspiratsiooni saanud ja jätkan. Songwriterit ei saa. No vaata, kui hästi ta teeb, ta ei saa eksida. Vaiko ei saa eksida. Ja siis oligi minu meelest täpselt sellepärast, et keegi oli... See võis olla kas mingi reporteri lõpus mõnda aega, et ma vean kihla, kuidas see käis, oli see, et mingi vend nagu saade, sel aastal on meil stuudio Pärnus, ta kirjutas Pärnu suvi ja siis ta tegi 3. link SoundCloudist, keegi ei olnud pannud nii lolli pealkirja oma loole, vaata. Oligi Pärnu suvi. Ja siis võttis selle loo ja pani nagu, minge kuulake, kirjut Pärnu suvi, Sten Olles leiad SoundCloudist üles. Ja saad imestada, ja kui... Ja te ei reganud, see ei olnud regatud ka. See papp praegu hulbib seal EAÜ nendes lõpututes. Meil teeb äkki segadus tekkis. See on see sama Vaiko lasi kuskil dokumentide peal veerunud. Esimene tööülesanne, mis mul on. Ajame siin segama. Vaiko nüüd läks ära sealt, on ju? Ma isegi imestasin, et üldse läks sinna. Ja, see on ikka räige. Vaiko ei tundu see mees, kes viitsib paberimajandust korda ajada. Aga ju siis oli vaja. Et enam seda ei tee. Nagu see Genka oli vahepeal ju Raadio 2 mingi peatoimetaja ja siis ta oli mingi Artise kinoprogrammi juht vahepeal. Et neid perioodi on. Kaua need on kestnud huvitav? See ongi siuke, et kirjutad laen kätte ja minema. Seal ongi peab vaatama, et leping on pool aastat täpselt. Teeme ilma katse. Come on. Sa tead mind. Ma tahan väga palju panustada hästi kiiresti siia päris. Hästi Kurat, aga ma ei tea, kas see siiamaani on tehtav. See, et sa lähed tööle, et laen saada ja siis... Mina ei suudaks. Mul mingi sõber läks just selle pandiga tööle. Et pool aastat saaks panga silmis nagu üles või? Minu meelest see prood on nüüd umbes aasta. Midagi see on juba keerulisem. Et mul oli see, et ma olen nii puhas hing, et ma ei suudaks vist valetada inimesele. Nalja teed. Tööinimesed... Sa ei suuda valetada pankuritele või? Ei, ma mõtlen nagu tööandjale. Et kui sa lähed tööle, siis sa seal teed nägu, et jah, mul on ikka väga suur eesmärk siin nagu tugevalt kanda kinnitada ja karjääri teha, mulle väga meeldib teie kollektiiv. Siis tuleb mingi arenguvestlus poole aasta pärast ja ikka tahan jääda. Ja siis pärast on, tead, ei sobind ja siis keerutad välja ennast, siis pärast on näha uus kodu käes. Ja siis kõik on nagu... Okei, poleks oodanud. Sest see on nagu ressursi raiskamine veits nagu tööandja on ju... Ei, ma saan aru. Aga kui see on mingisugune suur vais... Praegu sa ikkagi minu silmis tõssid tuntavalt Mattias Naani moraalse koodeksi kuvandit. Ma ei oleks... See oli ootamatu. Just. Hetkel ootamatu. Aitäh. Eks ma olengi nagu... Mul on tegelikult päris laev. Selge. Teeme ühe pohmellipäeva stiilis mõttearenduse ka. Ma olen pannud tähele, et ja siis ma küsingi sinult, kas sa vahepeal säästad häid sokke? Et seal on nagu, sahtis on nagu hunnik sokke, ja siis sa tead, et sul on selline relax päev, et sa võib-olla lähed kodust, pastad jalga suvi, kõnnid stutsi või lähed rattaga või kuidas. Tuled tagasi, sul midagi suur asja ei ole, külla ei lähe kellelegi, kus peab ju sokkideta olema, ja siis sa võtad need veidi ebamugavad, võib-olla hõredad allaga sokid. Absoluutselt. Et sa nagu neid häid ei pane. Ma just mingisugune pool tundi tagasi klokkisin ära, et mul on ainult augud. Et täna on ikkagi siuke suva. Täna oli see suva. Kodune päev. See on jälle hea. Pohmellipäev on teada, kuidas suhtuda. Ja, mul on, ma pakun nüüd 3... Ja ma loobusin sokipaaridest. Parim otsus. Sa ostad ühte brändilist? Ei, selles suhtes, et ma ei hoia neid enam koos. Ma lihtsalt, mul on nagu kast suvalisi sokke ja mul on kogu aeg eri värvi sokid ja ma olen nagu lahe. Sa saad valesti aru, Mattis, praegu 21 sajand tule kaasa. Aga kui sul on üks on siuke frott villane ja teine on nagu hästi õhuke jooksus. See on võimalik. Ma tean, et see aga ma teen seda nüüd ka. Sul on puus perses ju pärast, astad veidi off kogu aeg. Mõtle, see ei ole nalja asi. Meie vanuses kannab erineva paksusega. Vaat see oleks pohhuismi järgmine tase, kuhu tahaks jõuda. Kõnnid nagu... Ai, ma olengi siuke teistsugune. Paistad kaugemale silma ja... Ja mul tuleb album kohe veel. Et mõnda aega pead imelik olema. Õige. Jah, on. Aga neid on nagu... Sinna tuleb... Ma ei tea, mida mina valesti teen, et mul on kohe augud nagu. Mul äkki meil... Sest mu naisel ei ole. Tal on samad sokid mingi 15 aastat. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Kas ma päriselt kõnnin valesti? Kas sa kodus kannad sokke või?
Nii, kui ma koju tulen või lähen, ma ei viitsi mõelda selle peale, nii et tõenäoliselt küll. Sest mina panen hommikul isegi, kui mul on full kodukontori päev, ma panen sokid, sest mul on jalad nii higised, et need naksuvad lihtsalt muidu. Ja siis mul on endal mugavam, et kui on mugavam käia sokkidega. Ehk siis võib-olla on see, et minu elukaaslane, sinu elukaaslane ka äkki paneb sokid ainult siis, kui ta paneb kinga jalga ja läheb välja. Ja kodus on kohe jälle palju jalu. Oot, aga sellega ma ei viitsiks küll tegelikult. Las ta siis kulub. Sokikalender. Block out ja. Ja aga mul on nagu teiste asjadega ka. Ma tean, et mul on hunnik mingit T-särke ja kuradi boksereid, mis tegelikult ei ole. Ei, bokseritega ma olen nüüd juba suutnud järjele saada. Mul on üks mudel, mis ma ostan. Üks Nike bokseri mudel, mis on kõige mugavam. Aga mul on kaks paari on veel siukseid, mis on hästi ebamugavad, mida ma ei kanna ainult siis, kui on jama ja pole puhtaid. Aga ma ikkagi siis, kui mul olid need läbisegi, siis ma samamoodi nagu, et täna on kodune päev, ma panen siis need ebamugavad. Selle asemel, et nagu ära visata need. Need on ju ei meeldi sulle ju need. Jah, saan aru, samas planeet saab päästetud, on ju, Hiina lapsed ei pea uusi sulle tegema nii kähku. Ma arvan, et Nike ei tee kindlalt Hiinas asju. See on juba kallis või mis? Need rohkem on Pakistani beebid. Jah, ei tea. Jah, see oli lihtsalt kommentaar. Tootmine pidi Indiasse minema, mitte Hiinast nagu edasi. Et nüüd on tõenäoliselt India lapsed, jah, need. Oota, aga kas siis nagu need on kallimad ka või? Need on suhteliselt siuke, aga ma olengi pannud, suur viga, mis ma olen teinud, on see, et ma vahel lähed välja kuskile klubisse, hommikul ärkad üles, ilge pohmakaga vaatad, et mingi, ma ei tea, 90 maha joodud, on ju. Ja siis järsku oled kitsi, kui endale aluspesu valid, on ju. Et ma olen seal hakanud nagu veits ümber arvutama, et isegi kui see Nike bokserite paar, ta kunagi maksis 30 eurtsi, mis on 10 eurtsi paar, pole nagu nii hull. Nüüd nad teavad, et ainuke toode, mis pole kunagi alla hindlustajal alla hinnatud, on see sama bokseri karp. Kas see tähendab, et seal on mõned veel peale sinu, kes on leidnud selle Valhalla nagu? Just, ja nüüd see on vist 45 eurtsi, on see kolmikpakk nagu, ehk siis 15 eurtsi paar. Aga siis jälle arvutad ümber, et vahel on pohmelliga tellid omale 7 einet Hesburgerit mingisugune sama raha eest ja siis järsku bokserid ei raatsi osta. Ja, aga ma jagan seda muret, ma ikkagi riiete pealt säästan enne. Et ma ei saa küll seda nägu teha, et see oleks kuidagi teisiti. Et pigem, jah, seal keldripubis veits ikkagi. Jah, keegi peab seda kohta üleval hoidma, sest et laia pildiga alkoholism on Raplas ikkagi, vaata see on teine väikelinnades enam seda nagu küla keskset joodikut pole. Ma ei tea, kuidas minu meelest see nagu kultuur on ka hääbumas. Aga seal, mis selle nimi oli keldripu? Ei, meil on Rebase urg. Rebase urg, just. Kas seal on see lege sularahas ainult? Saab kaardiga, aga seal on seal ikka natuke nagu, et kes sina oma arust oled nagu. Sest seal on ikkagi laua taga reeglina on seal nagu, ma tean, et seal on üks mees Rootsist, kes kolis Raplasse, väga suur müstika, mingi rootslane pensionär, kes on siis pühalikult kohal iga kord kell 7, kui see avatakse reedel ja laupäeval. Ja ma ei ole seal vist kunagi käinud nii, et teda seal poleks. Siis on üks naine, kes seal ka on, sa näed näost kaugelt ära, et ta on ka kuskil mujal iga õhtu. Kodus? Ilmselt kodus. Ja reedel ja laupäeval on siis seal. Ja nemad kõik väga hästi teavad, et makstakse sulas. Ja üldiselt mul on ikka meeles võtta. Meil on ka see pubipidaja Vamps, kes ka näost kaugele on näha, et ta peab seda väga entusiastlikult, ütleme niimoodi. See on tema unistus. Oli see paar ma olen ümbritsetud armastuse poolt. See armastab kallimad sõbrad. Ja sõbrad tulevad ise sinu juurde. Mõtlemiselu. Jah, ühesõnaga, sularaha võtke kaasa, mingi Rebase urgu, aga ainult reedel laupäeval, et iga suval päeval ei saa. Raplas on, me oleme käinud ka ühe Kristeliga läksime, seal on üks väga hea antiigipood, kuskil vist Jaama juures ja ongi Jaama vanavara. See on mega, siis on, ei saa kindlasti üle ega ümber Hollywoodist. Seal on see on Rapla kultuurimaja, siis on Udo, oli Udo või? Ei, ma olen sassi. Helimees Rapla rahvamajas, mitte Udo, nüüd ma olen Kalju. Udo oli Eesti stand-upi tüüpide nagu
me oleme ikkagi seda podcasti mitu korda kuulanud, kus ta ära mainiti. Ja Kalju on olnud legend meie seas juba nagu ta kunagi oli ikkagi ka Jota. No nagu tol ajal Rahvamaa Helimees vast ei tohtinud olla kaine, ma ei tea, see on nagu, ei tea neid lugusid eriti. Pidid puhuma, aga mitte selle pärast. aga et noh, et Kalju on meil nagu, no ta on tõesti legendi staatust väärt. Tavai. Ja et on mega viisakas tüüp. Ta on ka veel vahel see, kes nagu on nii, et hea, sul täna oli veits off. Hea. Noh, ta ei ütleks off, ta on lihtsalt nii volvd. Ta on nagu juureni sees ja see on ka kohati väga tüütu, sest et noh, me teeme seal ka oma harrastusteatrit, on ju. Ja siis nagu see on tüütu sellepärast, et ma mõnikord on tõesti savi, kuhu selle lamp pannakse, vaata. Tõesti suva. Aga Kalju on nii enesekindlalt sees, et ta nõuab sult selle pool tundi, et me nüüd selle metatasandiga lahendaks ära nagu. Just. Et kui sa luuletust loed ja tagant on punane, siis on ikka hoopis teine pidu, kui tagant on sinine. Aga noh, pool sellest, mina väidan, et on Kalju peas, lihtsalt keegi ei tea kumb pool. Just. Aga see on ka kahju, mulle näiteks sõbrad ei taavad ka ette, et nagu ainult sina mõtled sükste asjade peale. Nagu kui ma mingi, nagu, ma ei tea, sotsmeedia postitus või mingi klipp või sketši asi on ju, siis see on nii väike detail, et nagu ainult sina mõtled sellele. Tegelikult vist ei ole. Sa tunnetad seda väikest vahet. Kas see on Ega ma ei tea, see on eriti, nagu võib-olla ma arvan, me küll tahame eriti tegijatena alahinnata nagu kuulajat ja nägijat. Just. Nad tegelikult on ju, inimesed on, esiteks on nad kindlasti targemad kui sina või mina. Siis vaata, millega meie oma aega vedame nagu. Mõni neist teeb reaalselt teadust või midagi. Et miks nad siis ei peaks läbi nägema sellest, mida meie nagu ääri-veeri veel mõistame. Ja ma arvan, et Rapla lasteajad on ka nii head kinnatud, isegi kui see on see mingi lasteajale esitatud mingi rahvateatri tükk seal laval, siis nad on kõik nii, et nagu, aga see on ju subtekstis on vale, et see sinine siin. See rahvatants ei lähe punase väliga üldse kokku. Kalju on taga. Mul tekkis Nõukogude Liidu konnotatsioonid tekkisid, ma ei olnud ütte nõustajaga, et see silpe vasal praegu meie rahvariietega kokku pandi ühel pildil. Ma olen lasteajas käinud, seal on asi väga tõsine. See on väga tõsine, siuke olesklus võitlus. Ja no vaat Kalju on sellest üle. Just. Et siis Raplas meil on Rebasurg, meil on Kalju, meil on Torupaari pole, sinna ma viiks teid kõige pealt. Ja teil vahepeal põhimõtteliselt sai enamis aga peksa. Ja vahepeal sai osta ära 200,000 oli see kultuurimaja või mitte kultuurimaja, vaid see oli see Okta tsentrum, kus käivad kõik musavideosid tegemas, aga muidu see jõhkralt laguneb. See oli 200 kilost korra mõtted nagu, et see on mingi 1000 ruutu, 2000 ruutu või mingi asi, mõtted, et korraks oli loll mõte, et võtaks lõim, teeks siis saad aru, et muinsuskaitse all nii sittagi teha ei tohi, iga liigutus maksab. Seal on, mina väidan jah, et see maja ikkagi kõngeb lõpuks, ma ei näe seda rada, kuhu see saaks minna. Seal oleks vaja sellist Orissaare nende kultuurikava tegija entusiasmiga mingi tüüpi, kes saaks Island Soundi energiat, et sinna mingi kommipidu teha. Mitte et Island Sound ainult kommipidu, aga noh. Aga ma olen ühe korra elus käinud, ma ei ole kunagi näinud kell 5 hommikul nii palju, nii virku inimesi ühel peol. Vetsud kogu aeg kinni. Ei tea, jah. Kuigi, no jah. See on see vibe lihtsalt. Lihtsalt see värske õhke. See on see põlev, see põhust tehtud kuju, mis aurab kuidagi teist. Ja sul lihtsalt nagu see inspireerib sind nii kauaks. Just, jah. Ja unustad on tava. Tegelikult seal on see sama potentsiaal oleks seal majas teha mingi reits reiv, aga noh. Äkki need samad tüübid peaksid, sest et meil nüüd Raplasse reiviurgas tehti. Meil on see on nüüd kõige suurem pommuudis pärast India restorani. Meil on, see ei kujuta ette, Raplast siuke pidu käib. India restoran tehti ja India restorani kohe kõrvale tehti nüüd reiviauk nagu 2 tuba. Mis piod algavad kell 11 ja lõppevad kell 5. Toorkakaoga siis. On, see kikib eriti kaua, et vaata kofeiiniga väsid ära, toorkakao. Alksi me ei müü, sest me ei saanud seda luba. Aga tegelikult pole vaja. Kunagi oli ka lege, et siis kui Raplas oli nõnda, et sa said narksi osta taksole, kui sa ütlesid näiteks, et tellisid takso, ütlesid, ma tahan Märjamaale, siis toodi ühte asja. Ja kui sa ütlesid, et täna lähme juuru, siis sai mingit muud asja. See tüüp on ammu kinni ja seda nagu enam ei saa. Ärge proovige. No proovige, ma ei tea, äkki saate Märjamaale. Mingi bongo takso tüüp tuleb ette, miks saab ise peale ei tule? Ma ei saa aru, mis tahad. Häppi ei ole. Just nagu, just nii. Lahe. Nii, me oleme siis Rapla vaatamisväärsus, käisime läbi. Ma pakun, et sealt enam midagi ei tule. Vaatan.
teeme ühe lõpuasja veel, ühe pohmellipäeva heietuse. Kuidas sul on, kui sa oled väidetavalt siis siuke kuidas, see ei ole isegi seotud, ma tahtsin millegi pärast tuua selle ATH tagasi, aga tegelikult see ei pea, see pole üldse seotud sellega. Mulle jõudis kunagi kohale, siis kui meil on kogu aeg mingid ühised minekud või mingi gängiga kuskile minek, mulle jõudis kohale, et ma ei ole vist elus mitte kunagi olnud see inimene, kes kirjutab kellelegi chati või helistab, et hei, kuidas sa lähed, et ma hüppaks peale. Et mul on pigem, ma lähen enda autoga, kui ma isegi tean, et kõik lähevad, ma lähen kas eraldi bussiga või ma lähen oma autoga, ma ei ütle teistele, et mul on vabu kohti. Mul on nii, et see on võib-olla, see on hästi hästi mitteroheline asi on ju, et üksikud autod sõidavad lihtsalt ummikus, miks meil ummikud on. Aga ma saan nii aru sellest. Aga mingid inimesed, see ongi nende jaoks, et lõbus on ju, lähme koos nagu. See ei ole raha pärast, et nad säästavad, et nad ei viitsi sulle isegi pena raha maksta, see ei ole mingi rotlus. Mõni lihtsalt tahab hängida terve tee Tartusse kinnises kuubikus. Jah, vaata, ma olen vist selle suhtes nagu kas seal on küsimus ka või tahtsid endast rääkida? Üldiselt nagu siin toimub, et ma räägiks endast hea meelega, et sa võid fucking vait olla. Aga tegelikult kuidas sul on? Kas sa nagu... Eriti kui sul on tõenäoliselt Tallinna Rapla otsi, kas sa need pigem teed kogu aeg salaja nagu hüppad rongile ja tegelikult teen ja ma nagu praegu vist nagu kui sa küsisid, siis mul kohe peas vastus oli teine ja siis ma sain aru, et see on see, mida ma tahaks teha. See on see, mida ma tahaks teha, et lähme muidugi koos. Ja siis ma mõtlesin, ja inimese, ma olen nii veid, inimese aju on nii võimas, et ma olen suutnud ennast veenda, et see käibki nii. Et ma ju lähengi. Aga siis kui ma hakkan mõtlema viimased umbes 20 näidet, siis nagu nendel konkreetsetel kordadel. Ei jah, seda eriti just äratulek on siuke nagu, tihtilugu mingi pidu suurem ka või värk, et siis on mingi kass ja ikka imelik olla ja ei teagi, millal sa minna tahad üldse ja siis hakata veel. Ma sinna minnes saaks hakkama. Just. Seal on niikuinii see, et eufooria ja õlled ja kõik on nagu la. Aga järgmine päev on see häbi veel, et mis kas kõik, kuidas see kõik läks üldse ja mul oli just kooli kokkutulek, seal õnneks ei olnud mingit logistikat, see oli mul maja taga. Et seal, aga kõndisin koju üksi. Selles võttes. Ei olnudki kõnnime koos, saada mind ära. Mul tuli, ma ei tea, kuidas sinu oli, kus sina üldse üles kasvasid? Tallinn. Õrna aimugi. Siis mina mäletan küll, et Raplas nagu põhitegevus oli see, et kui olid kõik mingisugused koolid ja siis mingid paar ringi ka läbi, siis nagu meie põhigäng kõndis koju umbes 1,5 tundi. Nagu mingi riik, igalt pool, nagu et see oli siuke traditsioon. Et lihtsalt meelega, et see on mingi häng. No lihtsalt pulli sai. No meil oli küll ikka väike stopp kuskil Harjumäel või mis need on, need muisumäed või teed aega parajaks hapukommipoes või midagi. Hapukommipood? No mingi kommipood tekkis Vabaka tunnelisse, ma jälle reedan, kui vana ma olen aastal äkki 2000 või midagi. Vabaka tunneli kommipood? Siis kui tornid veel püsti olid New Yorgis. Ma just vaatasin Netflixis seda 9/11 seda Catching Osama bin Ladeni 3-osalist dokki, väga hea on, vaadaks. Sellepärast tuli tõenäoliselt esimene kõva, mis päev tuli, kuidas öelda 2000. Tornid oli püsti ja Putin sai just president. Jah, täpselt, väga midagi muutunud pole. Igades, meil oli ka, et tegelikult kõnnid pikalt koju, aga me ei tea isegi, miks see nüüd teema on. Ei olegi. Jah, igades palun inimesed, lõpusõnad on siis need, et kui sa näed Sten oled kuskil sotsiaalses olukorras ja sul on autos vabu kohti, ära pane teda sinna olukorda, et ta peab sulle jah ütlema niimoodi vastumeelselt, sest ei oleks ebaviisakas öelda, ära pakugi talle küüti. Tal on endal välja mõeldud, kuidas ta koju saab, tal on oma süsteem olemas. Küll ta tuleb nuttes su juurde, kui tal on täielik paanika ja rahakott on kadunud ja ta ei suudagi minna. Kui tore. See on ka süke asi, mida avalikus Eesti julge küsida. Kallid sõbrad, jätke mind rahule. Ära paku. Mul on veider ei öelda. Ma väga tahaks üksi minna. Appi kui vahva. See on küll hea mõte, millega nad siis kokku pakkida seda pidu. Millal sul see, mul on veidi segane see info, et millal sul album tuleb välja. Mul on research on tegemata täiesti. Tuleb, ootage, Kehv keha. Tegelikult tuleb välja alles septembris. Hooendjad saavad oma plaadi kätte juba tegelikult suht kohe. On nii või? Ma olen nagu nii pensionär, ma olen, et ma suutsin plaadid toota ära enne esikat. Päris teha.
Nice. See on ka Eestis musamaailma standard, et kas me jõuame see lipik ja kõik on selle ühe skeemi ära teinud ja et rega ennast siia ja ma kedagi ei koti tegelikult. Et ühesõnaga ma olen selle vea lahendanud. Nii et vaadake Facebookist Stennolle, SoundCloudist Stennolle, seal on sul singlid üleval kõik. Ja YouTube'ist lähed vaatad. 250 eurosed Madis Reimondi tehtud musavideod. Mine vaata, mida kõik on võimalik teha 250 euroga. Just tuli sul uus ju see lugu ka hiljuti, mis ma kindlalt peast oskan öelda. Nooreks, just. Me oleme lasteaias ja põgeneme sealt. Just. See oli väga naljaks video, ma isegi tundub, et keegi pole näinud seda. On nii? Ja mitte, et see mind nagu, ikka natuke on see, muidugi. Kurat, oleks võinud ju vaadata. Aga mingi päriselt vaadake, minu meelest on väga naljakas ja mind ei ole seal eriti palju. Ma vaatan ka siis. Ma vaatan Raigo pärast. Ma tegelikult olen peale, aga lihtsalt kõik teised on hästi palju põnevamad. Et minge vaadake, kuidas teised on põnevamad. Aitäh Stennole, inglise keeles Stennoli. Täiesti ma näen. Ja see oli kõik. Tšau. Melli päev, mul on